Tere tulemast kuulama ja vaatama papsid.ee podcasti. Juhu, tore, et sa siin oled. Ja mina olen Kristo Tuurman. Ja mina olen jätkuvalt Illimar Pilt. Ja oled või siin... siis ka Pilsberg. Või siis Pilsberg. Meil ühe lõputiitrites üle-eelmises episoodis on ka Pilsberg juba ennetavalt sinu perekonnanimi ära muudetud. Aga täna oled sa siin ja kuulad ja vaatad meid kindlasti sellepärast, et sille lähevad korda olulised asjad elus, näiteks nagu suhted. See, millest meie siin täna kõige rohkem räägime. Ja räägime siin tasakaalust, räägime meheks olemisest, vanemaks olemisest, suhetest lastega, nii et see on meie podcasti põhiline point ja arvatavasti sellepärast siin kuulad ka. Ja kindlasti ära unusta vaadata ka meie papsid.ee lehte, kus siin panime üles, kuna maikoolitused olid välja müüdud, aga oli huvi, siis me tegime niimoodi, et panime juunikuusse esmakordselt, et teeme suvel ka natukene, et panime juuni algusesse paar koolituspäeva ühe isadele, ühe emadele, nii et kindlasti vaata seal läbi hooaja viimased, et võtta endale ka sinna koht, kui sa veel ei ole meie koolitusel käinud, siis mida sa ootad, nii et kindlasti võtta see ette. Kui seal on sellel hetkel veel kohti, siis tege. No me salvestame natukene ette, jah, aga mitte... Muidu poleks me juunid pannud, kui sinna poleks ka küsitud. Jah, ette. Ja siis ja loomulikult ei saa ilma toetajata, et meil on Ecosh, kes aitab selle podcasti teieni tuua. Ilma Ecoshita seda siin ei oleks. Ja, viimasel ajal on kuidagi minu kätte, Kristo, miks sa seda asja paned? Mul see ajuvägi. Sa on mingid vihje tahad mulle anda. Mul on partnerit vaja ettevõttes, kes päriselt ka nagu selline, häid mõtteid tuleb ikka pähe. Ütleme, et trennis ma olen hea, aga siis tahad, et ma sealt üleval poolt ka oleks hea. Ja siin on fookus ka meil laua peale võetud ja täna see saateteema kindlasti saab, fookus on tänane üks saateteemades ka kindlasti, nii et te tahate tänast episoodi kuulata. Miks? Sellepärast, et meil on külas, muidugi see ka, unustasin ära, Ecoshil muidu meil on sooduskod ka ju. Papsid 20% Ecoshi veebipoest, ärge seda ka ära unustage, kasutage meie sooduskoodi ka. Aga tänase saatekülase juurde meil on külas juhtimiskonsultant, juhtimiscoach, müügicoach, 3 tütre isa. Meil on nüüd kamba peale tuleb välja, et me siin keegi ei oska poisslapse. Mul 3 tütart, sul 2 on ju. Me oskame ainult nagu tütred siin kamba peale teha, nii et meil on külas Andrus Albi. Tere tulemast! Algis Liblik kunagi ütles, et loomad poegivad. Mehetavad tütreid. Väga unik tütreid. Igal ühel vaata oma, et kuidas seda lõikame välja kohal. Ei lõika midagi välja. Tervitame siin Algist. Tere sulle. Äge, et sa meile saates külla tulid ja täna tõesti meil on see nagu saate teema, võib öelda, et on niisugune nagu fookus ja ma arvan, et igale lapsevanemale nagu ülioluline nagu teema, aga räägime natukene enne nagu sinust ka, et kus sinusugused mehi valmis siis tehakse, et kus sa tuled, kus sa sündisid, kuidas lapsepõlvekene välja nägi? Ma maapoiss, Lääne-Viru Väike-Maarja. Nice, ma ei ole kaugelt Koeru. Suhteliselt naabriküla, no. Täpselt, abikaasa on mul Simunast, et kõik on sealt kandist, ja siis ma läksin, ma ei tea, õppisingi keskkooli lõpetasin Väike-Maarjas, siis Jõhvi Viru 4 pataljonis ajateenimine ja siis Tartu Ülikool. Tartu Ülikoolist kohe pärast esimest kursust raamatuid müüma. Seda tegin terve 20. 10 aastat põhimõtteliselt? 12. 12 aastat? 12 aastat. Nagu väga kaua. 12 aastat iga suvi läksid siis selle Southwesterniga sinna lombi taha? No ma sain päris heaks selles töös ja siis nagu tollel ajal ma teenisin suvega rohkem, kui ma Eestis oleks aastaga teeninud, siis ta oli nagu mõistlik. Et tegin seda nii kaua, kuni juuksed enam peas ei olnud, enam tudengile, vaata see töö on muidu tudengitöö, ma mäletan siiamaani kooputasin uksele, ütlesin, et ma olen nagu siis hiljuti lõpetanud ja siis ema vaatas mulle otsa, et sa oled nagu mingi, sa näed välja nagu mingi 30, et mis tudeng sa oled, aga ma nagu, et 31 nagu, ja siis pärast seda, siis me korraks kolisime Ameerikasse, seal tuli välja, et raha teenida on seal vahva, aga elada seal küll ei oleks tahtnud ja siis me tulime ruttu tagasi. Ja siis oma 30. ma ehitasin just müügikonsultatsiooni siis nii-öelda, et minu siis eripära on tavaliselt juhid, müügijuhid ja müügiinimesed, keda ma siis treenin ja aitan nagu. Kas sul oli mingid omadused juba olemas ka sellel hetkel, kui sa sinna nagu USA läksid või see USA nagu vorpis sind ja see raamatumüük vorpis sind selliseks nagu sa oled või tegelikult mingi eeldus sul oli ikkagi juba olemas? Tead, pigem mitte. Pigem mitte? Et selles mõttes, mul lemmiklugu rääkida on see, et ma keskkoolis alati mõtlesin, et mul oli pead küll, aga ma olin kindlasti, ma arvan, täna selles maailmas mulle öeldakse ADHD nagu, et ühesõnaga nagu
ühesõnaga, ma ei olnud nii tark, et teadust teha, ma sain aru, et mu tähelepanusuutlikkusega ma arvuti taga mingi progeja ma küll ei ole. Kuldsete kätega mees ma ka ei olnud, mu isa andis mulle arvuti, mitte nagu ei õpetanud mind ehitama, eks ju, nüüdseks ma olen mootorrattaid nii palju ära lõhkunud, et ma garaažis suudan seista enda eest, aga tollal üldse mitte. Ja siis ma alati mõtlesin, et ma ei tea, ma ka müük ja äri ja mis iganes, eks ju, ma olin õpilasomavalitsuse president, et nagu rääkida ju oskan, vaata, eks ju, aga see oli täpselt see, mulle ei meeldi öelda, et nagu Peeter Oja laulus, et no ma ei oskan suhelda, rääkisin sõbraga terve päeva, vaata. Ja siis, kui ma läksin raamatuid müüma, siis ma sain aru, et ma olen selles ka jumala keskmine nagu esimene aasta oli ainukene aasta, kus ma olin nii Harju keskmine kui vähegi sai olla, võib-olla tulin tagasi, olin natukene plussis või natukene miinuses, kui seal lennupiletid ja kõik asjad, mis ma sinna sisse panin, võib-olla ikkagi natukene miinuses. Et nullis põhimõtteliselt tegid ära, sa said nulli ja siis mingi asi oli sulle, et kuule, aga läheks veel. No mul oleks nagu see, et see ei ole nagu sinu jaoks nagu, et ma ka mõtleks selle. Aga vaata, kui see ongi see, kus ma jõuan öelda, et kui teadus ei olnud minu jaoks, arvuti ei olnud minu jaoks, kätega tegemine ei olnud minu jaoks ja müük ka ei ole minu jaoks, siis mis siis on? No täpselt, vaata, see oli päris hirmus, sest ma mõtlesin, et ma ei tea, võib-olla olen siis hea abikaasa või isa, eks ju, aga 20-aastasena see on natukene liiga kaugel. Ja ma arvan, et mind hirmutas küll see, et äkki ma olengi nagu, äkki ei tulegi midagi eriti hästi välja. Ja teine asi, mis juhtus, mu paps sai infarkti ja läks ja siis ma kui vanas olid? 19, 20. Okei, samal ajal. Ja siis ühesõnaga ma tahtsin öelda, miks mu mõte oli selles, et mu tugistruktuur kadus ära, eks ju, raha oli vaja teenida ja siis ma vaatasin oma tollast juhti, vaatasin, et nagu ja mu tollane juht tollal hetkel oli Euroopa number 1 müüginimene, ta nagu müüs must 10 korda rohkem põhimõtteliselt, kui ma müüsin nagu. Ja ma vaatasin, et ega tal nüüd nagu jumala äge poiss on, aga nii eriline ka ei ole, et tal on see sama toode, see sama piirkond, kus ta seda teeb, ei tundu kohutavalt palju targem, eks ju, ei tundu kohutavalt palju ilusam, 10-kordne vahe nagu. Ja ühesõnaga, siis ma läksingi seda uuesti tegema lihtsalt selle mõttega, et ma tundsin, et aga järelikult mul on inimene, kes suudab mind õpetada. Äkki ma siis suudan teha nagu. Ja siis ma teisel aastal tegin hoopis paremini nagu, aga ma läksin ka hoopis teistsuguse suhtumisega peale, et esimesel aastal ma läksin, ongi, et ma ei oskan rääkida. Teisel aastal ma läksin nagu, okei, mul on vaja õppima. See 20-ndates, ma mäletan enda kogemust Illimar, et see Silver Laas, kes kunagi me siin jutustamas, et siis oli ka, et ma noore mehena, ma ju tean kõike. Maailm minu päralt on ju, aga see on lahe attituud, et sa nagu äkki on kellegil veel midagi anda, eks. No jah, aga see attituud oli siis peaga vastu seina joostes, eks ju, siis saad aru, et oi, valus on, ei tulegi nii hästi välja, siis tekkis, et hullult hea oleks öelda, et see tekkis kohe alguses, eks ju. Aga alguses pidi valu käima. Alguses peab ikka valu käima. Mehed ei muutu, kui nad tahavad, nad muutuvad siis, kui nad peavad. Seda me räägime seda sama, et nagu mitte midagi pole teha. Mehed ei muutu, kui nad tahavad. See päris hea oli. Aga no nii on ka ja me näeme ise ka seda sama, et kas meie koolitustele või et meil on see, et igat suvet saab paremaks viia. See on nagu raudpolt, et sul pole väga hea ja saad veel ägedamaks seda viia, aga tullakse siis, kui on nagu põhimõtteliselt nagu veerel kuskil kõikumas, et äkki on läbi kohe. Ja siis on see, et mehed hakkavad liigutama. Siis on nad vabatahtlikult panevad ajakirja, siis nad vabatahtlikult lähevad terapeudi juurde või lähevad kuskilt endale sisse vaatama, et aga ei ole vaja seda nagu, et kõikidel meestel üles kutsud, nagu ei ole vaja sinnamaani viia. Et palju saab paremaid asju veel ägedamaks teha, et tehke seda päriselt. Ja see peab koht ei pea ka olema nagu nii retsilt valus, et see on valu küll seal tavalises sees, aga seda saab ka nagu nii-öelda endale ette kujutada. Kuule, aga sa oled nagu lähme siis selle nagu natuke teema juurde, et sa oled nagu selline, ütleme, pehmelt öeldes väga võimekas nagu tüüp. Sa müüki tegid 12 aastat, eks ju, enda ettevõtet nagu üles ehitanud, juhtimiskonsultantid, müüki kõike. Kas nagu see on üldse võimalik elus selline asi nagu seda nagu tasakaal? Et kas on võimalik seda, et sa oled, no, ma ei tea, et üliägedat ettevõtet ehitad, oled ülihea isa, pereinimene, sul on nagu äge sohe või tegelikult on see, et kui nagu sa tahad olla hea isa ja nagu hea pereinimene, siis mingit vägevat ettevõtet sa üles ehita. Või vastupidi see, et sa teed ägedat ettevõtet, paned sinna või on sul üliäge motiveeriv nagu töö, eks ju, kuhu sa paned oma fookuse ja tegelikult on see, et noh, lähed koju ja lapsed ütlevad onu issina. Kas on see nagu... Ma arvan küll, et on. Ma ei tea, kas sõna, mis sa ütled, ülihea. Okay. Aga ma arvan, et hea on küll tehtav. Okay. Et selles mõttes nagu... Vaata, minu meelest tihti me saame sellest tasakaalust valesti aru, et ega tasakaal ei tähenda seda, et kõik asjad saavad võrdselt aega. Nii. Eks ju, et kui ma 8 tundi olen tööl, eks ju, ütleme 8-tunnine tööpäev
siis ma tahan, kui ma olen tasakaal, siis ma olen ka 8 tundi laste ja perega ja 8 tundi teen trenni ja 8 tundi teen, noh, et tunnid saavad otsa, eks ju. Et selles mõttes nagu, aga tasakaal selles mõttes, et sa tahad kõik, ma ei tea, mina kutsun seda kolmikuks, eks ju, et sa tahad ägedat ettevõtet, et leib on laual ja sa eneseteostust, sa tahad ägedat abielu ja suhet lastega, sa tahad okei tervist, eks ju, et see, et nad on kõik nagu heal tasemel, siuke 4- ikka nagu, see on küll tehtav. Et kõiki 5+ ei ole võimalik, et nagu võib-olla on, ma ei tea, ma lihtsalt ei julge endale nagu, et või nagu, mis see 5+ on? Mis hinde su naine sulle annaks? Kui seda küsida käest. Oleks pidanud enne ära küsima selle, siin on see, mulle meeldib see eestlaslik Eesti pool ka, et kui sa ütled, et mis hinde sa endale andaks, et kui me Ameerika ettevõttes küsisime, siis kui me B2B seda konsultatsiooni tegime, siis USA vorm tuli, et tagasisidet küsida, eks ju. Ja noh, Eestis me saime mingisugune äkki 9,2 või mis iganes, eks ju, ja me olime nagu, et mine muhvi, päris äge, vaata. Ameerikas olid puhta mures, nad olid nagu, et mis teil seal Eestis toimub, et nagu, ühesõnaga ameeriklaste jaoks kõik alla 10 on non-acceptable täiesti, vaata, täiesti läbikukkumine. Eestis ei anna keegi 10. Eestis 10 ei anna keegi sulle see, et me saime üle 9, tähendab seda, et keegi andis nagu, et mis värk on nagu, et siis selles mõttes, et ma arvan, siin on samamoodi, et kui sa ütled, et ülihea isa, siis eestlaslik minust ütleks, et ma ei tea küll nagu, et võib-olla 4- nagu, see on hea point sul, see on hea point. Kuule, aga kus sa meile ka nagu, noh, me teadsime sind varem, aga kus sa nagu eriti radarile tegelikult jäid, oli ettevõtliku mehe konverentsil, mis Timo nagu Porval korraldab ja seal oli pehmelt öeldes, ütleme siis nii, et rääkisid, vist kalender on elu, oli sul midagi sellist nii-öelda pealkiri, natuke väga selline, kuidas öelda, tugev pealkiri ja korralikult nagu raputasid ja mulle läks ka väga korda, aga nagu Illimari tegid siin see kõrval katki. Nagu see oli täiesti nõme ettekanne sul. Ma ütlen ausalt, et see oli täiesti sakkis. Andrus tuli sinna lava peale ja siis hakkas rääkima, et seal on mingisugused asjad vaja sul planeerida ja siis on vaja kalendrisse panna. Mina sündinud lillelaps, hipi, tead, elus peab vabadust olema, spontansust, asjad peavad juhtuma, mul peab tekkima tunne, ja siis tuleb mingi mees, ütleb, et kuule, sa pead oma elu natuke koordineerima, et siis tekib sul rohkem vabadust. Error. Ja siis pool tundi hinnem oli pagan. Tegelikult ei olegi väga nõme mees. 2 päeva hiljem oli mul kalendris oli kirjas Kalli kaasale, et nüüd need on meil trennipäevad, need on meil deidipäevad. Naine oli error. Meil sattusime isegi suhtes konflikti sellepärast, et miks need asjad sinna juhtusid. Ja täna me oleme järjepidevalt neid aasta otsa teinud, me isegi pea enam kalendrisse panema, sest need on nii sisse sööbinud, et meie nagu need teidi ajad ja kõik need asjad, et me hakkasime regulaarselt neid tegema. Ja kõige ägedam asi, sest see andis meile suhtele väga palju powerit, see andis minu enda tervisele väga palju powerit, see andis mulle rohkem aega oma lastega tegutseda. Lihtsalt ma panin asju kalendrisse. Et aitäh sulle, Andrus, selle ettekande eest. Kõlab metsikult lihtsalt, aga jumala hästi töötab nagu. Ja keegi viitsi teha seda. Ja keegi viitsi teha seda, täpselt. Ja see ongi see teema nagu. Aga kus sa hakkasid, kas see tuli see käse nagu USA-s või oli sul ka mingi valu või ma ei tea, põlesid läbi või kus sul see tuli? See tuleb müügist. Vaata, müük on nagu, müügis on täpselt siuke teema, et ma alati ütlen, et inimesed vaatavad müüki natukene valesti. Nad vaatavad müüki, kas ma suudan müüa või ei suuda müüa, eks ju. Ja see on selles mõttes vale, et kui sul on vähegi normaalne toode, siis sa võid kõik asju valesti teha, midagi müüd ikka, kellelgi on ikka vaja, eks ju. Et nagu küsimus ei ole, kas sa müüd, küsimus on kui palju, kui lühikese ajaga. Ja nüüd siis müügis, et raamatupüügis näiteks nagu, mis ma sain ühele perele saada ainult 1 komplekti müüa, eks ju. Sellest, et sa 1 komplekti müüd, sellest sa rikas ei ole. Sa pead nagu, ja küsimus on selles, et mitu komplekti päevas ma suudan müüa. Ja nii kui sa selle sinna paned, siis sa ei saa enam 1 perega veeta 3 tundi, sest ma vedan taga 3 tundi ära ja siis ma rohkem raamatuid ei müü tollel päeval, eks ju. Ja siis hakkad otsima nagu, kas ma saan kiiremini, kas ma saan kvaliteetsemalt, kas ma saan nagu, kas ma leiaksin rohkem, veedaksin vähem aega otsides inimesi, kellega rääkida, kas ma teaksin juba ette ära, et nad on kodus, eks ju, et kas ma teaksin juba ette ära, kas neil on lapsed või mitte, et et mõnel on mänguasjad väljas, saad kohe aru, et seal on lastega pere, eks ju, aga hakata ajama ka seda efektiivsust, et lihtsalt suurendada müüki puhtalt läbi efektiivsuse nagu. Ei no jaa, aga meil on nagu, mul on ka koosolekud tööl nagu kogu aeg on kirjas olnud, mul on ilusasti nagu see põhimõtteliselt 8 või 9, eks ju, nagu 5-ni see tööpäevad ilusasti planeeritud, eks ju, meil on nädalavahetuse koolitused, eks ju, nagu ilusasti kõik on kalendris nagu planeeritud, aga kus see isiklik elu sulle sinna tuli, et sul nagu see isiklik elu sinna hakkas ka jõudma, sest nagu ma arvan, et kõikidel on meil töö on ilusasti kalendris sees.
ma sellega vaidlen vastu ka, tegelikult ei ole nagu. Ma vedan, mis sul on suure tõenäosusega kalendris, on see tööalaselt on sul see, et Andrusega saan kell kolm kokku, seal sellest kellast selle kelleni on koolitus, eks ju. Aga mis sa siis teed, kui ei ole koosolekut, mis on valge aeg? Nagu, siis ma vaatan, mis ma teen. No töötan e-maile läbi, vaata. Et nagu, aga see on ka raiska. Jällegi, ja siin on see müügi efektiivsus asi, et nagu mina avastasin ju, et see on ilmselge loogika, et kui mida rohkem aega mul on toru tõsta ja inimestega rääkida, mida vähem aega kulutan igasuguste pakkumiste koostamiste asjadele, seda rohkem ma müün. Et nagu, ja mind on siis terve elu kasvatatud nii-öelda siis 100% tulemustasu peale, eks ju. Kunagi põhipalka pole olnud, kui ma müün, siis ma teenin, eks ju, ja tahad palga kõrgendust saada, siis vaatad peeglisse ja ütled, et mis me siis paremini teeme, eks ju. Et nagu, nii et siis selles mõttes ma tahan väita, et minu kogemuses 90% inimesi ei planeeri, ka tööalaselt mitte. Mida nad planeerivad, mida nad mõtlevad planeerimise all, on see, et me planeerin lihtsalt, et lubasin selle inimesega kokku saada sellel kellaajal, eks ju. Aga tegelikult enamus, kui sa mõtled ettevõtte seisust, kui palju sa raha teenid selle ajaga, mis sa siis kellegiga näost näkku näed, enamus raha teenid ikkagi siis, kui sa neid kokkusaamisi kokku lepid või see strateegiline töö, eks ju. Seda väga tihti ei panda sisse. Nagu. Jah, see nagu süvatöö või see deep work nii-öelda, need jäävad tegemata tihtipeale, need jäävad planeerimata. Aga siis eraelu siis täpselt samamoodi, et ega see valu tekkis seal samamoodi, et 3 tütart ja abikaasa, kes tahab ju ka oma aega ja mina tahan mootorrattaid sõita ja siis vaata see papsi infarkt on hea lugu, et nagu et mu paps läks 49-selt. Ma olen 43, et nagu ühesõnaga, et ja mu paps oli suhkruhaige, mu vanaema oli suhkruhaige, mina ei ole. Eks ju, aga mu perearst on niisugune mõnus koleeriline vanaema, kes vaatab mulle otsa, ütleb, et Andrus, nagu, sa ju mõistad, nagu, et paksuks ei saa minna, vaata. Et mulle meeldib seda nalja alati teha, et te käite jõusaalis sellepärast, et tahaks rannas ilus välja näha, eks ju. Ma käin jõusaalis, kus ma tahan ära surra. Hoopis teine mott, nagu. Valu on hoopis suurem. Valu on hoopis suurem, nagu. Nii et siis see tuleb ka, kui sa vaatad kõiki neid osasid, siis see tuleb kuidagi kalendrisse panna, eks ju. Kõik asjad tahavad oma saada. No ja siis on lihtne seda nagu planeerida, et sa vaatadki, et selle õhtu siis on trenni õhtu, see õhtu on teidi õhtu, see õhtu on laste õhtu, see on mootorratta õhtu. Siin saan trenni sisse, siin ma jalutan, siin ma saan jalutada kesklinnast Ülemistele ja saan oma sammud täis, kui mitte midagi muud ei tule sellel päeval, eks ju. Et ma arvan, et kui sul on palju lapsi, kellel on palju trenne, siis see tuleb suhteliselt naturaalselt. Aga sa lihtsalt peadki, minu jaoks vaata täpselt nii nagu töö juures, me tihtipeale planeerime ainult need asjad, mida on teistel vaja, eks ju. Nagu Illimaril on vaja Andrusega podcasti teha, ma panen selle endale kalendrisse, eks ju. Aga ma ei planeeri seda, et Andrusel on vaja täna müügikõnesid teha. Andrusel on vaja läbi mõelda, mis ta sellega teeb, eks ju. Andrusel on vaja seda, nagu, et ma jätan selle enda poole välja, nagu. Ja samamoodi perega, mõnikord siis mõned mehed panevad ennast esile ja jätavad pere ja lapsed, eks ju, sisse panemata. Mõned mehed teevad jälle vastupidi, nad panevad pere ennem sisse ja iseenda jätavad tähelepanuta, eks ju. Mis on kõige hullem asi, sellepärast kui sul ennast ei ole sinna prioriteeditabelisse nagu kuskile pannud, siis varsti oled sa ju tühi, su pere saab kõige, ütleme ausalt välja, sitema versiooni sinust, sellepärast et sind ei ole enam pärast selle sees. Okei, kas sul on siis see, et optimeerid nagu kõike kodust elu ka, kui sa ütlesid, et optimeerid nagu igat nagu müügikõnet lühemaks saada, igat pakkumise tegemist, et lühemaks saada, mida nõudepesu ka kodus optimeerid, et lühemaks saada, kohtingute naisega ka lühemaks saada. Selle kohta see üks äge raamat, mida lugeda on selle nimi on vist Goal, see on nagu siis selle lean tootmise raamat ja seal üks see oli ka seal raamatus või see oli üks riil, mis oli sellest raamatust. Igal juhul, et üks rääkis, et kui ma laen need kahvlid nii pidi sinna sisse, siis ma säästan 36% mahalaadimisaega, nagu ma nüüd nii anaalne ei ole. Aga selles mõttes, aga mis on küll, on see, et nagu, kui sul on üks õhtu oma lastega, siis sa tahaksid nendega veeta ägedalt aega, vaata, mitte lihtsalt chillida, eks ju. Kui sul on ainukene date night, mul ainukene aeg abikaasaga see nädal ongi olla sellel õhtul, vaata, siis see restorani vestlus on natukene tiibim. Et täpselt samamoodi nagu, ma räägin nendest mootorratastest nii palju, aga
see on osalt sellepärast, et ma sõidan nagu, mulle meeldib mootorratta sõita, aga väga paljuski see on nagu kõige ägedam mõistuse puhkus üldse. Et selles mõttes ta on nagu väga meditatsiooni sarnane, sellepärast et vaata meditatsioonis sa lihtsalt mõtled hingamise peale, eks ju. Mina ei suuda seda teha, mu tähelepanu läheb alati ära nagu. Aga mootorrattaga kiiresti sõites elu sees ei mõtle töömõtteid nagu. Haiget saad sõna otseses mõttes väga ruttu ja kui sa sõidad nii aeglaselt, et sa suudad mõelda töömõtteid, siis on vaja gaasi lisada. Ja siis hakkad mõtlema, et ka huvitav, kas see politsei, kes kiirust mõõdab see on jah, valid point, ma sõidan Endurot metsas okay. Ja ringrada. Enduro metsas on siis ei olegi väga suurt kiirust juba vaja, kui sul juba tundub, et sul on väga kiire. Puude vahel on ka 30 kiirusega mõnikord päris hirmus. Ja kui sa lisad, saad palkidest üle hüppamised ja nii edasi, et aga see, ühesõnaga, et see kvaliteet, kui mul on lühikene aeg, siis mulle see väga meeldib, et ta lükkab mu mõistuse välja, ta on kehale väga raske, eks ju, kehale on väga hea trenn, mõistus puhkab, siuke idekas, et ühesõnaga jah, sa proovid, ma ei taha öelda, et ma seda hullult optimeerinud olen, aga ma olen proovinud, et siis kvaliteet tõuseks nii-öelda, mis on ka omakorda natukene optimeerimine. Aga selle kalendri planeerimise juures, kas siis ütleme selle isikliku aja planeerimise juures on 3 tütart ja naine, mul on 3 tütart ja naine ja siis kui ma selle hakkan isiklikku kalendrit planeerima, et siis ikkagi konsultatsioon käib ka perega. Kuidas sul on samamoodi siis? Ja see rütm on nagu nii nagu abikaasaga, et see rütmi paned paika, et kellel on, kui öelda siis, vaata see sama enda tassi täitmine mul kunagi, ma itsitasin Tanel Jeppinen, kui ta alustas oma vanemluse koolitus, ma olin üks tema esimestest klientidest, ta on hea sõber ja ma ütlesin, et ma tahan olla su esimene klient, eks ju. Ja siis tema ütles, et Andrus, et kui sul endal on tass tühi, siis on väga raske midagi kanda, eks ju, ja mina nagu, aga tollel hetkel mu teine tütar oli just äkki aastane või? Ühesõnaga veel rinnapiima peal, mul on nagu, et Tanel, nagu mul on aastane beebi majas, nagu kõigi tass on tühi, nagu, et seda, et me saaksime tassi täis ei olegi võimalik, saaks niimoodi, et kellelgi ei ole täitsa otsas, saaks igaüks natukene põhjagi midagi, eks ju, et ühesõnaga ma arvan, et see endiselt töötab, et kas ma saan sõita mootorratast nii palju, kui ma tahaksin, ilmselt mitte, eks ju, et nagu kas mu abikaasa saab nii palju vaba aega, kui ta tahaks, ilmselt mitte, nagu, aga eesmärk on see, et nädala lõpus kellegi tass ei ole täitsa tühi, et midagi oleks tassis. Et oleks olemas midagi. Ja seda see kalender aitab, et kui neid asju sinna märgitud pole, siis tihtilugu üks pool jätab märkimata, siis ega seda aega kuskilt ei tule. Ei tule, jah. Plus ongi, ma tunnen, et nii tihti siis, kui istud seal õhtul kodus, oled pealiskaudselt lastega, enamasti scrollid midagi, nagu näed, et siuke raisatud aeg on lihtsalt ja see on jumala okei, kui sa seda planeerid. Et nagu selles mõttes, et ma olin nüüd esmaspäevast kolmapäevani olin puhkusel, eks ju, ja ma tõesti tundsin, et ma olen väsinud. Esmaspäeval sõna otseses mõttes mängisin PlayStationit nagu lihtsalt tuju oli nagu. Et ma ei ole midagi selle vastu, ma ei ole üldse flow vastu, vaata, mul ei ole see point, et iga samm peab olema hullult tehtud. Tunneta, mis sul vaja on ja pane see plaani, ma ei võta su vabadust Illimar ära, ma ütlen, et lihtsalt mõtle, mis sinu jaoks see vabadus tähendab ja kuidas see kalendris välja näeks, eks ju. Et on okei flow'd sisse panna, aga ma lihtsalt tunnen, et nii tihti, kui sa ainult paned, ma mingil hetkel isegi kirjutasin endale, et kui ma jätan endale õhtud planeerimata, siis ma ei tule, keegi ei saa tassi midagi. Nagu ma ei tule Elevil tagasi, et mine muhvi, küll mul oli äge sõit, abikaasa ei ole Elevil, et mine muhvi, kui äge jalutuskäik või raamat mul oli, eks ju. Ja lapsed ei tunne, et nad on nagu hoitud, lapsed lihtsalt eksisteerisime kõik kuidagi toas, eks ju. Ja selleks on ka oma aeg, aga ma ei tahaks, et kõik õhtud oleksid siuksed, eks ju, see on tasakaalu värk. Ehk siis tegelikult on jälle see kohalolu on nii paganama oluline ja kui mõtlemegi, mis seda kohalolu nagu rikub, eks ju, need samad kõigil, mis meil taskus, eks ju on, seda on nagu nii palju, kuidas sul nende ekraanidega suhe on? Kui palju sul, kas sul on siis niimoodi, et kui jõuad koju, siis ekraan läheb nagu ära ja siis on kohalolu Andrus on iga õhtu seal kodus? Et see on, ausalt öelda, see on battle selles mõttes, et mul on ka nagu, kui mul on coaching päev, eks ju, ma juhtidega panen, ei ole ebatavaline, et ma panen 8 tundi jutti, eks ju, kuulan, analüüsin, annan nõu nagu. Ja siis tuled koju ja siis mul on 3 tütart plus abikaasa, eks ju, 4 tütart. Oota, 4 tütart. Kui vanad lapsed praegu on? Mul on 13, 8 ja 4, eks ju, ja siis ma mingile abikaasaga just itsitasin, et ma mõnes mõttes ju nagu dubleerisin sind, eks ju, kopeerisin sind nagu. Millest ma aru ei saanud on see, et nagu mul nad tulevadki nüüd, kõik tahavad rääkida tervest oma päevast, et mu abikaasa õpetab oma emakeelt, tuleb koju ja ütleb, et tead, mis täna lapsed tegid ja ta tahab kõik oma tunnid läbi rääkida, eks ju, ja siis mu 8-aastane tuleb ja ütleb, et
Issiluba, ma räägin sulle oma päevast. Läksin siis kooli, hommikusöögiks oli õun, siis ma istusin sinna punasele toolile, mul on nagu tibu, nagu päeva kokkuvõte peaks olema lühem kui terve päev ise, eks ju, et mul ei ole nii palju aega, mul kasutasin ühte Chicago treenerit, siis tema ütles selle kohta, et ütles lapsele, et ma annan sulle 5 minutit täiesti piiramatut tähelepanu. Räägi mulle, sul on 5 minutit, rääkida ära kõige tähtsamad asjad, vali ise, mis on kõige tähtsam, millest sa rääkida tahad, et ta tunneks, et sa oled kohal, eks ju, aga mul ei ole su jaoks nagu tervet tundi. Et sa ütled ausalt välja selle, et kallis tütar, mul ei ole sinu jaoks rohkem aega kui näiteks 5 minutit. Ma ei ütle talle, et mul ei ole su jaoks rohkem aega, aga ma ütlen, et nii, ma annan sulle nüüd 5 minutit. Okay. Räägi mulle kõige tähtsamad asjad ära. Nagu ma ei ütle talle, et ei, ma rohkem ei anna sulle, eks ju, aga lihtsalt, et ühesõnaga, seal on see pädal, et ma mõnikord tulen koju, olen täiesti tühi, eks ju, et ja siis sa leiad oma selle rütmi, mõnikord tuleb lihtsalt läbi pushida ja mõnikord saad võtta mootorratta ja teha ühe kiire tiiru nagu korraks või 2 korraks tagarattasse on ka okei, aga see on juba, seal on nüüd politsei teema juba, et sa pead valima selle koha, kus sa tagarattasse lähed, eks ju, et kuigi tagarattas sõitmine vist ei ole keelatud, võib-olla on, küll keegi kindlasti täpsustab, et ta ilmselt on vähemalt maha laidetud. Ja see, meil on kodus on ka see nagu see kell, vaata lapsed veel väiksemad ka, eks ju, et see kell, mis on värvid, eks ju, et sa paned, keerad endale värvi peale, ma ei tea, kollane on 5 minutit, punane 10, mis iganes on, keelad nagu põhimõtteliselt annab väikse alarmi, kui see aeg saab täis, et anda nagu seda kohta, et näiteks ongi, kuule, et meil on nagu 15 minutit praegu mänguaega, vaata, meil on 15 minutit, paneme praegu peale, 15 minutit teeme nüüd, ma ei tea, mürgeldamise sessiooni, eks ju, 15 minutit teeme seda nagu mängu, sest ongi, kui rohkem ei ole, annad selle teada, nad teavad, et see saab otsa, ongi kõik ja et see on see aeg, mis praegu oli anda, aga sa oled 100% selle aja juures lastel olemas. Sest muidu on see, et nagu lapsed saavad tegelikult mingi amööbi sinust, mingi olluse, kes seal eksisteerib seal kodus koos, aga tegelikult seda kontakti, seda läheduse loomist ei ole. Lihtsalt ei ole. Ja see 5 minutit on point ja täiesti fookuses on parem kui see amööb seal, eks ju. Ei no täpselt ja sa annad rohkem tegelikult lastele, kui sa nagu muidu annaksid, kui sa lihtsalt seal, ma ei tea, ekraani taga scrolliksid seal samas ruumis, see ei anna mitte midagi ühelegi kellelegi. Ei sinule, ei partnerile, ei sinu lastele, eks ju. Väga good point, ma tundsin kohe Andruses ära, et minu lapsed tahavad ka jagada ja naine ka jagada. Aga tavaliselt neil on ajastuse probleem, et mul on väga okei kuulata neid, ma ei tea, 8-st ütleme kella 7-st kella 9:30, aga peale 9:30 on juba, siis on nagu tüübid, võtame nüüd rahulikult, et see tuba on nagu minu tuba siin, ma väga ei taha neid päevakaasi kuulata nagu. Me oleme selles mõttes imelikud, et ma panen oma lapsed 8, pool 9 magama. Selleks, esiteks nad ärkavad üles ja kooli minekmisega ei ole kunagi häda. Nad on välja puhanud. Nad on välja puhanud ja teine on see, et siis saad selle õhtuse aja natukenegi vaata, et muidu sul polegi enda aega, sest nii kui sa ärkad, lapsed ärkavad ja kui nad magama lähevad. Mis sinu rutiin on, mis kell sa magama lähed, mis kell üles ärkad? Ei no me tavaliselt lähmegi, et lapsed lähevad, väiksed lapsed hakkame 8-st panema, nad on 9-st ikka väljas maas ja siis me ise mingi poole 10-st nagu. Samamoodi. Aga ma tõusen 5:30, et trenni jõuda, et siis selles mõttes nagu ma saan ka oma 8 tundi kätte. Aga jah, et see on see. Nüüd ühesõnaga siis tagasi su küsimuse juurde selle tasakaalu, et ma arvan, et tasakaal, kui sa võtad tasakaalu võrdsuse all, siis mitte, aga see, et kõik saavad natukene, kõik tassid saavad natukene, on see goal. Ja seda sa tahadki ju. Ja see ongi see, et eriti lastevanematele on nagu see, et tuleb jälgidagi seda, et ongi kumba nagu rohkem defitsiidis, eks ju. Et eriti ongi väikeste laste perioodil, kui nagu ema on ilmselgelt nagu rohkem, kui ta nimetav ema nagu rohkem defitsiidis, tal on ressurssi nagu vähem, et siis sa nagu mehena saad seda rohkem aidata, seda nagu tassi nagu täita, sest suure tõenäosusega sul on lihtsalt rohkem. Et seal tassi põhjas seda nii-öelda, mida nagu anda, eks ju. Ja kui lapsed on natuke suuremad, siis see võrdsus tekib lihtsalt rohkem juurde jälle selle suhtesse. Et pole midagi. Okei, aga räägime sellest produktiivsusest ka nagu natuke, et meil nagu see aasta ka olime ettevõtlikul mehel olime samamoodi aega asi, mida tema teeb, et nagu kohal ja siis Valdurise produktiivsusklubist käis seal rääkimas, jagas seda, et ongi, et nagu näiteks sama, mida me tegelikult väga palju teeme, et me multitaskime, eks ju, me proovime teha mitut asja nagu korraga, meil tulevad igasugused piiksud sisse, alarmid sisse, eks ju, kõik see ja see pidi olema nagu
veel hullem kui kanepi suitsetamine töö ajal, tõi ta ühe uuringu, nii et põhimõtteliselt on see, et kui sa suitsetad kanepit, siis see mõjub sulle töö kontekstis isegi nagu paremini, mitte see tegema peaks, paremini kui multitaskimine nagu. Ehk siis, mis sinu nagu produktiivsuse nipid on nagu lisaks sellele, et sa oma selle kalendri paned paika, ütleme niimoodi, et meil on see kalender nüüd paigas, mul on see, ma ei tea, olemas seal need slotid, see on ilusasti pandud, mis sinu nagu häkid on, et mida sina annaksid? Eriti neile, kes tahavad tõesti nagu ongi palju jõuda, sellepärast, et ongi ettevõtted, tööd, pere, kõik on vajab tegemist. Ma teen peale siis selle kalendri, see sama, mida produktiivsusklubi, nemad räägivad seda Notioni põhjal, eks ju, aga mina kasutan Apple Notesi selleks, et ma kutsun seda selleks teiseks ajuks, et sul oleks nagu võimalikult palju infot nagu kõige kohta kirjas, selles mõttes, et sa lihtsalt ei pea mäletama. Mul on see eesmärk, jällegi mu ADHD, ma arvan, et hullult aitab siin, et mul on niisugune eesmärk, et mitte midagi ei peaks meeles pidama. Selles mõttes, et nagu, sest ma lihtsalt ei suuda ka suurt väga palju meelde pidada, kui me Ilmar mind siia kutsume, pane mulle kalendrisse, kus kohas ma pean olema, mis kellaajal, kuhu ma täpselt tulen ja nagu kui sa ei kirjutanud sinna, ma mäletan küll, et sa mulle kõnes ütlesid, et 3. korrus ja selle kliiniku kõrval, eks ju, aga selleks, et kas oli ammu, et mina vaatan kalendri kutset, ma vaatan, et ma ei tea, T1, eks ju, et ma ei mäleta mitte midagi. Ma meili ka. Meilis oli täpselt, sa ei mäleta, ma ei mäleta meili ka, eks ju, et selles mõttes, et kalendri kutse eelis on see, et ta ilmubki mulle kalendrisse sellel ajal, kui ma pean seal olema, eks ju. Nii et ühesõnaga, mul on seesama Apple Notes ja siis ma kasutan väga palju to-do listi. Et siis rööprähklemise vastu mulle kohutavalt meeldib see mõte, et kui ma istun lastega ja mul tuleb üks töömõte, siis vanasti mul oli alati see, et ma ei tohi seda ära unustada. Ja sa oled kogu aeg, eks ju seal? Ja kogu aeg oled fookuses, siis sa ei keskendu. Aga siis mida sa teed, on see, et sa võtad ja paned selle, mina kasutan Siirit lihtsalt, ma ütlen talle, et tuleta mulle meelde homme hommikul, et ma pidin seda ka tegema nagu. Et mul on to-do list on pidevalt nagu siis kogu aeg täitub ja kogu aeg iga hommika siis organiseerin ta ümber, otsustan, millal ma mida teen. Ja siis ma grupeerin kokku selle rööprähklemise vastu, et selles mõttes, et kui mul on kõnede tegemise aeg, siis ma planeerin kõik oma müügikõned ühte pärast lõunasse, kus ma siis järjest lihtsalt kütan kõnesid ühes fookuses, eks ju. Kui mul on coaching kõned, siis ma grupeerin need kokku, et mul oleks nagu laias laastus ongi treeningpäev, kus ma lihtsalt olen treener ja teen seda. Aga sellest to-do listist on väga palju kasu nagu, et mulle kohutavalt meeldib see mõte, nagu mind lihtsalt aitab see, et ma ei unusta midagi ära nagu, et kui sul ongi, sest nagu me räägime, eks ju, pere, töö, tervis, aga sul on sõidukid, sul on kinnisvara, sul on nagu, ma ei tea, kindlustused, ülevaatused, nagu ma ei tea, vaktsiinid, mis iganes kõik, eks ju, relvaload Kaitseliidu jaoks, eks ju, sul on nagu kogu see paberimajandus, kogu see mant. Ja siis mina olin küll 20-ndades, ma olin täpselt see, kes kogu aeg oli tulekahjus nagu. Et nagu ma mäletan, et oli hetk, millal ma sõitsin ilma kindlustuseta, ilma ülevaatuseta, mitte sellepärast, et ma oleks pahatahtlik olnud, vaid sellel hetkel riik ei saatnud sulle e-maili meelde tuletada, et sul on vaja ülevaatusele minna. Ma just sõitsin siin ühe päeva ilma sellest. Et ühesõnaga, mulle kohutavalt meeldib see, et nagu ma lihtsalt viskan nad sinna to-do listi ja siis ma... Ja siis saavad tehtud, eks ju. Siis nad saavad tehtud või nad saavad edasi lükatud ja kui nad on piisavalt palju arvu edasi lükatud, siis sa küsid enda käest, et on seda raibet üldse vaja teha, eks ju. Ma alati küsin, et ma 6 korda olen siin edasi lükanud ja mitte midagi ei juhtunud. Et eesmärk ei ole kõike tehtud saada. Mul oli üks Iisraeli klient, tema ütles, et kõige väärtuslikum asi, mis ma talle andsin, oli see, et ma ütlesin talle, et ega kõik ei peagi tehtud saama. Oluline on saada olulised asjad tehtud, eks ju. Aga kus sa tead siis, mis on oluline? No üks metoodika ongi siuke, et paned to-do listi ja kui sa 6 korda oled seda edasi lükanud, siis küsid enda käest, et mis ei ole tähtis ju. Aga kuidas sa prioriteete valid? Meil on nagu koolituse lõpus, meil on siuke nagu papside 3 P-d, mis me ikka nagu anname ja toetame nagu meelde. Üks P nendest on nagu meie kontekstis anname, eks ju, on prioritiseerimine, prioriteedid, eks ju, et kuidas sina neid nagu oma elus nagu valid ja eriti kui me mõtlemegi nagu see peretöö nagu selle kõige selle kontekstis, selle tasakaalu kontekstis, kas sul on ka mingi metoodika, kuidas sa oma elus prioriteete valid? Et mis on päriselt oluline ja kui sul on nagu need 2 asja samal ajal, et kuidas sa need valikud teed? No ikka selles mõttes, et ega suures pildis need ongi ju need. Ma tahaks, et mu ettevõte kasvaks. Ma tahaks, et mu ettevõttest on kasu. Ma tahaks, et ma ise õpiks. Kui ma nüüd sellest enne kombateriidisse minekut, siis viimase ettevõttega lõpetasin, siis ma istusin maha ja mõtlesin enda jaoks, et mis mu jaoks tähtis on. Ja siis ma avastasin, et ikkagi väga tähtis on see, et ma õpin nagu, et kui ma nagu tunneks, et kogu aeg, see on üks minu töö suuri eeliseid selles mõttes, et kui ma treenin neid juhte, siis ma saan neid aidata, aga ma õpin nende käest ka päris palju, et nii
siis teine suur pool on see, et sa ju tahad abielu ja ägedaid suhteid, eks ju, ja ägedaid lapsi. Noh, ja siis kolmas on see füüsiline pool ja mootorratas sõita, et selles mõttes nagu ma ikkagi mõtlen, et ei ole väga palju inimesi, kes surivoodil istuvad ja mõtlevad, et oleks pidanud rohkem aega kontoris veetma, eks ju. No, väga palju vist ei ole tõepoolest. Ma ei usu, et neid väga palju on, et minul on palju suurem hirm see, et äkki ma istun ikka tagasi ja mõtlen, et sinna ei jõudnudki sõitma või seda ei saanudki teha, eks ju, et noh, need on need suured, minu eest, tead, mulle tundub, et inimeste need nüansid on väga erinevad, mida me tahame, eks ju, kellele meeldib mis ja nii edasi. Aga suures pildis me oleme väga sarnased. Et see töö, ütleme, see saavutusvajadus selles kontekstis, pere ja tervis, et selles osas. Aga kui sa võtad ükskõik mille nendest kolmest ära, ja millegi pärast seda valu märkad siis, kui ta hakkab nagu minema. Enne me rääkisime ka sellest, et mehed, eks ju, nagu õpivad läbi valu ja liigutavad siis, kui on nagu valus ja eriti nagu suhetuses. Noh, meile ka need suhted lähevad väga korda ja meil on nad seal prioriteetide tabelis ikkagi nagu eesotsas ja see läbi papside me lahendame seda õppimise asja ka, et me kogu aeg õpime nagu juurde, et need suhted on väga nagu fookuses ja kogu aeg on see, et mõtled ka, et kui kodus mingisugune tüli, mingi probleem tekib, aga kui näiteks papside kontekstis tahaks seda lahendada või näiteks jagada, kuidas ma tahan, et see lõpptulemus näiteks oleks. Ja alati on see, et see juba ise annab selle, et see lõpptulemus on kindlasti parem, kui ta võib-olla muidu oleks mingi, ma ei tea, egotsentriliselt, kuidas seda hakkaks lahendama, eks ju. Ja. Aga nüüd, kui mõtled selle peale, et väga palju lihtsalt meil käib nagu isasid ja seal emasid ka samamoodi koolitusruumist läbi ja on need, et nad ei nagu oska seda prioritiseerida, neid nagu suhteid vaata, et see saavutusvajadus on olemas, tööle panustatakse, eks ju, aga see kodu jääb nagu siuke nagu ligadi nagu logadi. Ega sul sinna on ka midagi anda, et kuidas nagu meestel seda nagu prioriteetide tabelit natuke nagu rohkem paika loksutada või nagu panna või mis sul on aidanud, et kuidas nagu anda seda, et see on ka nagu oluline, et mitte lasta see nagu sinna lagunema ja siis seda nagu vundamenti lappida pärast on ikka nii palju keerulisem, kui seal praod sees on. Ma ei tea, ma lihtsalt ise olen oma peas mõnevõrra filosofeerinud, et kas on nii, et vaata nagu äkki pereelus on nagu siuksed, nad on natukene vastandivad, et vaata töö juures on lihtne, mida rohkem pingutad, seda paremini tihtipeale läheb või see alati ei ole tõde, aga ikkagi nagu paned energiat sisse ja ikkagi on, nagu sa ütlesid, et mida rohkem tulemustasuga on, siis on otseselt näed seda tulemust. Just, eks ju. Aeg, mis sa sisse paned, võrdub tulemus. Aga minu meelest abielus on nagu kaks asja teistmoodi. Esiteks on see, et vaata abielu on kuidagi nagu see, et nüüd ma olen abielus. Nagu until death do us part, nagu see on nüüd korras, see on nüüd paigas. Nagu meeste jaoks justkui eelkõige või? Ma ei tea, mulle tundub, et naiste jaoks ka natukene, et ikkagi nagu, et mul on abielus tehtud, eks. Mammut on koju toodud, mul on nagu nüüd on paigas. Jah, ja selles mõttes, et definitsiooni järgi selle muutmine on läbikukkumine, eks ju. Jah, ometiga aga 50-60% kukuvad läbi. No ikka, jah, eks ju. Ja siis teine asi, mis ma tunnen, et võib-olla on ikkagi see, et nagu kui sa öelda, et abikaasa peaks sind armastama sellisena, nagu sa oled. Ehk siis see on nagu üks väheseid kohti, kus sa võid jobu olla ja mõnes mõttes, kui sa oled jobu ja ta sind ikka armastab, siis järelikult ta ikka väga armastab. Et saad aru, et see on nagu minu meelest nagu vastandlikud eesmärgid, et sa võib-olla oled jobu mees, aga kuna abikaasa ei lähe ära, siis järelikult armastabki nii palju ja siis annabki sulle õiguse nagu jobu mees olla. Edasi. Et selles mõttes see ja seetõttu me nagu ei taha sinna tähelepanu panna, aga ja siis teine asi on ikkagi see, et kui ta armastab, siis küll ta teeb. Vaata, et me arutasime enne kohvinurgas sellest, et kui see armastus on, küll siis on seks ka, eks ju. Aga jällegi, kui sul on 3 last, siis nagu ei pruugi olla, eks ju, et sa pead nagu teadlikult sisse panema. Mulle tundub, et ühesõnaga, et see, kuidas me abielust arvame, kuidas me seda üles ehitame, kuidas me nooruses seda lastele selgeks teeme, milline see abielu on, seal ei ole seda sees, et kui sa teed nagu täiega, näed vaeva ja grindid, siis tuleb edu. Kuigi teistes asjades on, eks ju, et töö juures on, trennis on, lähed trenni, teed trenni, on jumala äge edu, vaata, eks ju. Teed tööd, edu tuleb. Meil ei ole nagu see, et lähed abielus, grindid ja tuleb armastus, eks ju. Et armastus peaks olema kuidagi vastupidi, kui sa grindid, siis ei ole armastus järelikult. Peaks lihtne olema. Et minu meelest seal on see paradoks sees natukene, ja seetõttu me ei pane nagu seda sinna sisse, et sama energiat, kui sa tahad kaalu langetada, saad aru, et pead jõusaali minema, eks ju. Aga tahad head abielu, no ei tea, ja mina olen alati pannud selle sama, et pane see kalendrisse sisse, et mulle meeldib see põhimõte, et mis iganes sa paned oma aega ja energiat, see ju enamasti kasvab. Noh, mõnes mõttes nii lihtne ongi, see on täpselt tagasi, ma vaatan nagu tegelikult tervet maailma nagu kalendri, see ongi see kalender on elu, vaata, sest mina vaatan niimoodi, et isegi kui ma tahaksin mingisugust, ma ei tea, võtame mingit kõige veidramat asja üldse, ma ei tea, ma tahaks hakata balletti tantsima nagu, olles siuke lamplajal, nagu ma olen, eks ju.
no okei, võib-olla ma ei ole mingi Vanemuise lava tüüp, aga anna mulle paar aastat aega hea treener. No, ma kujutan, et ma teen piruetid ära niimoodi, et teil jääb karp lahti nagu. Eks ju, et selles mõttes ma tegelikult suudan kõike õppida ja paremaks saada, on mul hea treener, on mul aega, eks ju. Noh, miks see abielu peaks teistmoodi olema? Aga ma arvan küll, et minu arvamus on lihtsalt see, et seal on mingisugune paradoks sees, et me kuidagi kujutame ette, et see peab kuidagi iseenesest hea. Ma kujutan ka ette seda paradoksi, et kui sa rääkisid to-do listist, on ju, siis mul on to-do list, aga mul tihtilugu, nagu sa ütlesidki, et need asjad ei kipu nagu realiseeruma. Et ma saan nad peast välja, panen sinna, tore, ja siis nad jäävadki nagu sinna. See on kõige tähtsam asi to-do listi juures on see, et sa pead seda haldama igapäevaselt. Nagu iga hommik on vaja vaadata, mis seal sees on, tõsta ümber. Muidu see tekib üüratu tulekahju lihtsalt lükata. Mul kunagi Ülari, see oli 10-15 aastat tagasi ütles, et Andrus, ma tegin seda sinu süsteemi ja tead seal, ma ei julge seda lahti ka teha. See on nagu, las see põleb seal, et ma ei julge, ma hakkan parem nullist peale, et tõmbame selle, viskame selle prügikasti ära, võtame uue prügikasti, et seda peab haldama. Et selles mõttes nagu, sest sa kasutadki seda nagu nii-öelda siis tampboksina, nii-öelda sõna otseses mõttes viskad sinna kõik oma mõtted sisse ja siis need tuleb ära organiseerida, tuleb otsustada, mis on päriselt vaja teha, millal on vaja teha, grupeerida kokku, et selles mõttes see aga see ei ole erinev, mina vaatan to-do listi samamoodi kui e-maili, et hommikul, kui ma kontoris alustan, ma töötan oma e-mailboxist läbi, ma rohkem teda päeva jooksul ei vaata, korra päevas töötan läbi. Täpselt samamoodi ma siis teise asjana võtan oma to-do listi ette, vaatan, mis täna teha vaja on, mis on vaja ümber paigutada, kas prioriteedid on kuidagi muutunud, oleme midagi ära unustanud. Et sa pead seda haldama, muidu läheb pekki nagu. Ja see ongi peamised põhjused, miks öeldakse, et to-do list ei töötab küll, kui sa sinna tööd sisse paned, kui sa lihtsalt viskad sinna asju, siis ta kõik põleb. Aga lihtsalt rääkides sellest to-do listist üks kiire lugu, et jällegi ADHD, unustan kõik asjad ära, eks ju. Mina panin aastaid tagasi siis, et korra kuus too abikaasa oli lilli nagu. Siis kui me deitisime, ma siiamaani mäletan, kui ta esimest korda ühel hetkel avastas seda, siis ta sai jumala tigedaks, ta oli nagu, et mis ma olen sul mingi to-do item või nagu. Mina vaatasin, tema oli jumala närvis, mina vaatasin, et huvitav, kuidas sa niimoodi seda reageerid, et mina nagu oma arust nagu tahan öelda, et sa oled nii tähtis, et ma ei saa oma ajule loota, ma ei saa sind ära unustada, nagu mina vaataks seda kui komplimenti nagu, eks meil oli nagu selline huvitav see, et ühesõnaga ma panen kõik to-do listi nagu, et to-do listi saab kasutada ka väga hästi just selle harjumuse moodustamiseks, vaata, et kui sa alguses tõmbad klikke maha, kuni ühel hetkel sa lihtsalt ei suuda teistmoodi tehagi enam, kui sul on harjumus tehtud, eks. Et aga lihtsalt, et see näide, et paned oma asjad sinna sisse, ma arvan, et see to-do item on seal kord kuus kordunud. Mul jäi kohe silme, et tuli kuidagi, et seal to-do listis on, et vii naine date'ile on ja siis ta nagu vaatad, et muud asjad on nagu tähtsamad. Et töökoosolek või siis see kohtumine või see asi ja siis see nagu läheb ja siis, kui sa avastad, et 6 korda pole seda teinud, siis ta kaobki ära ju. Ja siis tuleb valu. Siis tuleb valu. Meil on rekordid on ikka, ongi koolitustel ka räägime kohtingutest ja ütleme, et pea iga kord tuleb siuke 2, 3, 4 aastat on olemas nagu maksimumid on 5 aastat, 7 aastat, kus on ausalt öeldakse, et nagu ongi, see lased loha, unustad ära ja lihtsalt loodad, et see asi nagu töötab ja toimib. Aga tegelikult see lihtsalt nagu läheb vaikselt eemale, sest nagu, mis asi see armastus on? Armastus ei ole mitte midagi muud kui tähelepanu. See on lihtsalt tähelepanu teisele inimesele, kui sa selle nagu, seda ei anna sinna, no siis kas seal tegelikult armastus on, kuidas teine inimene peaks aru saama, et sa teda ikka endiselt armastad, kui mitte mingit liigutus sinna poole ei lähe. Ja, aga samas, vaata see täiega nõus, samas ma nüüd tunnen, et ma alguses alati promosin seda date night korra nädalas näiteks, eks ju. Aga siis ma sain aru, et mõned inimesed ikkagi, nende jaoks see, nagu see date night on mingi grandioosne. Ja, et ta peab olema täpselt nagu, raha voolab sisse ja päevad ja nii edasi, et ma ei tea, kui mina mõtlen date night, tal ongi üks meaningful vestlus nagu mõnikord, eks ju, et COVID-i ajal ma mäletan, kui me lihtsalt jalutasime, sest mitte kuskil ei olnud minna nagu, eks ju, restoranid tegid süüa, aga sisse ei lasknud, siis istusime autos kui restorani ees ja sõime, eks ju, et selles mõttes see ei ole, et nagu et ongi, et mida sa selleks date'iks siis nagu, mida sa sellest ette kujutad, eks ju, ja siis ongi see, et kui sa ka ma tunnen võib-olla, et mehed ei date'i, eks ju, ma tunnen ka, et kui sul naisena paned mehele selle ootuse, et kogu aeg peab mingit grandioosset žeste tegema, siis polegi date, eks ju. Pidev fail vaata, või sa saad esimesed need kätte, need vitsad nii-öelda, naine teeb sulle toreda kommentaari, et no kuule, et mis asi nüüd see oli ja siis ongi, et järgmine kord ei teegi enam. No minu meelest ka Andrus tõi väga hästi välja see, et kommunikatsiooni koht, et minul on ka olnud to-do listis
ma tegin tunnustamise tööriista, kus mul oli 5 inimest, keda ma pidin tunnustama. Ja mul oli tööl oli turundusjuht, istus mul vastas üks tore naisterahvas, keda ma siis, ta oli ka seal listis nagu, kuna ta lihtsalt istus üle laua mul. Üks päev ta õiendas mu kallal, et kui ma olen mingisugune tärnikene sul, mis toimub. Ja siis ma ütlesin, aga ma ei pea seda tärnikest täitma. Lihtsalt mul on nagu nii-öelda oluline see. Täpselt, aga see ongi, ja see on see meeste ja naiste vaheline kommunikatsiooni, et mina vaatan seda, et ma kirjutan su enda to-do-listi, see tähendab seda, et sa oled prioriteet. Väga prioriteet, suur, tähtis. Et inimesi, kellest ma ei hooli, need ei ole prioriteedid, need ei hakka mul aega võtma regulaarselt kalendris, eks ju. Nad ei saa sinna. Ja sama asi nagu teidiga ka, et istud lihtsalt naisega maha ja räägid, et mida sa kujutad teidi all, et mida naine kujutab ja see väga huvitavad avastused. Väga erinevad. Mina kalli kaasaga meil ongi, et tema jaoks on oluline see kvaliteetaeg ja mis iganes kujul, seal ei ühtegi restorani olema. Jalutuskäigud ideaalne. Täiega. Koos pargipingi peal istumine, vaatad, kuidas puulehed langevad, ideaalne. Sellised hetked nagu siis mõtled, ja mina kujutasin ette, et ma pean performima punased vaibad ja Swarovski kristallid sul iga kord on, et ei, ja see võib nii lihtne olla. See on väga kommunikatsiooni teema ja arusaamine, mis üksteisel vaja on, eks ju, et kui tal on see kvaliteetaeg või mis tal on, eks ju, et jah. Kohe läheme saatega edasi. Aga kõigepealt suur tunnustus sulle, kallis kuulaja ja vaataja, sest ilma sinuta ei oleks seda podcasti üldse olemaski. Ja meil on ülioluline, et sa tunneksid ennast hästi. Ja sellepärast Ecosh on meie saate toetaja, aitab seda saadet teieni tuua ja meil on Ecoshilt teile ka lausa sooduskood PAPSID20, mis annab Ecoshi veebipoes mõnusa ale 20% ja sealt leiab endale tervist turgutavad tooted kõvasti, küll on see magneesiumid, fookust, kõike seda, mida su keha vajab. Nii et vaata kindlasti Ecoshi veebipood üle ja mis siis muud, jätkame saatega. Räägime lastest ka, milline nii-öelda isa sa oled? Et kui sa ütlesid, et sa proovid nagu lastega ka seda kvaliteetaega panna kalendrisse nagu panna, siis kuidas sa ennast isana kirjeldaksid? Ja siis jätkuküsimus sellele on, et kas kõigi lastega on ka üks-ühel ajad on nagu kalendris kirjas mingid tegevused või sa selle peale eraldi ei mõtle? Ei, ma ei mõtlen ikka, aga see on jällegi nagu, see on raskem. Okay. Et selles mõttes, et nagu, siin ma võib-olla saan, see ei ole poliitiliselt korrektne asi öelda, et aga mina vaatan niimoodi, et mehe ülesanne on ikkagi kõige rohkem toetada abikaasat, sest abikaasa saaks olla ema. Et selles mõttes, et kui mul on vaja nagu jällegi, et kui mul on vaja valida, kas lapsed või abikaasa, siis ma tunnen, et minu ülesanne on valida abikaasa. Abikaasa peaks valima lapsed. Okay. Et siis selles mõttes, kas nad mul kõik saavad üks-ühele tähelepanu natukene ikka, aga ta ei ole nii korras, kui võib-olla abikaasa on, et nagu me proovime aega koos veeta, nad natukene torisevad küll, nad on kõik, eks ju, 5-aastaste vahedega, nad on natukene erinevates kohtades ja seetõttu nagu, ja siis me proovime teadlikult ikkagi leida, et korra kuus või millalgi kõik saaksid natukene üks-ühele tähelepanu ka. Aga ma ei tea, mul on 13-aastane, temaga on ju nüüd ikkagi, ta on mul teismeline, temaga ma lihtsalt ka räägin. Eks ju, oma 4-aastasega ma ilmselgelt müran, eks ju, ja 8-aastane kuskil vahel, eks ju, et kahe vahel nendele, eks ju, et see, aga minu meelest see loksub paika niimoodi, et minu jaoks vähemalt, ja ma ei ole sinna kohutavalt teadlikult teinud, aga see loksub paika sellega, et esiteks nagu ma tunnen, et ühe õhtu mul on kindlasti vaja abikaasale anda selleks, et see lihtsalt saaks nagu et kui mina lähen mootorrattaga, siis tema saaks minna lihtsalt, kus iganes ta läheb, siis kas ta jalutab või sõidab jalgrattaga või loeb või läheb kontorisse ja passib seal lihtsalt mõnikord, vaatab lihtsalt tühjusesse, kui lapsed on kõik ära võtnud, eks ju. Eks seal on teil nagu võib öelda võrdsus isegi natukene, et oma aja mõttes, mis te mõlemad saate, on nagu suhtes päris nagu võrdne, et sina saad oma mootorratta, tema saab enda aja. Ma arvan, et nii on. Põhimõtteliselt on niimoodi, et üks õhtu ma tahan mootorratta sõita, üks õhtu on abikaasale, siis 3 õhtut on niisugune, mõnikord ma töötan pikalt, mõnikord, ma ei tea, kas seal on tegelikult võrdsus, aga kellegi tassi ei ole tühi. Okay. Ja siis, kui see õhtu on minu lastega, siis nüüd jällegi suvel me sõidame, mul on neil, mõnikord sõidame rattaid, ma ostsin neile need pisikesed elektrilised, millega nad saavad mööda aega vurada, eks ju. Mõnikord siis mis iganes, eks ju, et selles mõttes seal ei lähe nagu, nüüd ma 13-aastasega olen hakanud koos PlayStationit mängima, alguses mõtlesin, et võib-olla see on halb eeskuju, siis ma mõtlesin, et minul oleks oma papsiga meeldinud väga PlayStationit mängida, nii et siis me mängime go-up'e. Ma ei tea nagu, ma ei tea, kas on hea või halb, aga ma ise naudin seda väga ja siis me vestleme seal ka natukene ja me ei tekita mingit silmsidet ja ma ei hakka talt küsimusi küsima, aga kui me niimoodi koos paneme ja ma küsin, kuidas koolis läheb, siis ma tunnen, et võib-olla saan äkki ausamaid vastuseid,
et selles mõttes on olnud, ühesõnaga, et mis ma olen siis teinud, on see, et ma olen õpetanud oma tütred mootorrattaid sõitma ja PlayStationit mängima, ehk siis ma teen nendega neid asju, mida ma tahan teha. Ja siis ma proovin käia, nad kõik tantsivad mul, siis ma proovin käia nende võistlustel neid vaatlemas. See on äge, mis sa tood just see sama asi, et ma arvan, et parimad variandid ongi see, et sa kaasad oma lapsi ka nagu enda hobidesse, mitte sa ei lõika seda ära, et on nagu sinu elu ja nagu on mingi pereelu, vaid tegelikult sa tood need kaasa ja seda ühistegevust ja ühist aega on selle võrra ju nii palju nagu rohkem seda ühenduse kohta ka, sest nagu sulle meeldib see tegevus ja nüüd meeldib su lastele see tegevus ja see on Absolut. nagu töötab nii palju paremini. Ja. Et ma arvan, et seda võiks kõik siit kaasa võtta, et mõelda, et ärge lõigake lapsi enda hobidest nagu välja, kui vähegi võimalik. Kui vähegi võimalik, jah. Et selles mõttes, ei no ega muidugi, kui ma nendega metsa lähen, ega siis mina sõita ei saa, eks ju, et siis minu kiirus on hoopis teine, aga jumala nunnu on nendega tõrjust. No tead, nad on ikka, ma ei usu, et nendest ühtegi, nad on ikka printsessid. Ei, üheski ei tundu, võib-olla sellest viimane oli viimane kord, kui käisin metsas sõitmas, nagu sõidab mäest alla, karjub täiest kõrist, nagu suured krokodiilipisarad jooksevad 4-aastase, eks ju. Mina küsin, et Tibu, mis on, et kas on valus kuskil? Tema ütleb, et ei ole. Nagu, et kas et kas valus on, kas lõpetame ära? Ei lõpeta nagu. Mis asi karjud? Hirmus on nagu. Aga no, siis ma hakkasin vaatama see mägi, kus ma alla sõitsime, see oli ainult 10 meetrit ja kui sa oled nii pikk, siis on see päris suur mägi, eks ju. Mount Everest. Aga see oli nii nunnu, temast võib olla, sellepärast, et ta on täpselt siuke, et see nutab, aga sõidab. Teised, kui ikka nutsid, nad lõpetasid sõitmise ära, eks ju. Aga ma ei olegi kunagi tahtnud iseendal ka, ega see motocross ei ole, see on üliäge hobi, see on erakordselt halb sport, eks ju, või professioon, et mu eesmärk ei ole, las nad tantsivad, võistlustantsu teevad, eks ju, et see on parem, peaasi, et nad minuga aeg-ajalt tulevad kaasa veerema, see on okei. Nagu. Mis sa veel teed lastega, mis on siuke mingid rituaalid või sellised asjad, mis sul on, et seda teadlikkust, et seda lähedust üles ehitada, et nagu tulevikus ikkagi kõik need teismelised sinuga tahaks nagu suhelda ja öelda, kuidas neil koolis läheb? No me proovimegi rääkida, tead see, ma räägin sulle paar lugu. Kõige ägedam oli sellest, oli see, võib-olla ägedam lugu sobis siia paika, oli see, et ma müüsin oma mu esimene tütar oli sündinud, just oli sündinud, oli paarikuune ja ma olin Minnesotas raamatuid müümas ja me elasime ühe pere juures, kelle isa siis... Naine laps oli kaasas? Naine laps tollal olid kodus, nad tulid hiljem järgi. Okay. Aga tollal olid kodus ja me elasin ühe pere juures, kus siis see isa oli kunagi 80-ndatel raamatuid müünud, eks ju. Ja tal oli 2 teismelist last ja nagu, ma ei tea, 15 ja 14 või midagi umbes siukest poiss ja tüdruk. Ja päriselt, tead, neil oli nagu mega armastav suhe, nagu selles mõttes, et saad aru, see 13-aastane või 14-aastane poiss mängis PlayStationis, ema pistis pea ukse vahelt sisse, ütles, et poja, et sa oled päris palju mänginud, tahad muga jalutama tulla nagu. Ja mitte, et see poiss ei olnud sunnitud, vaid nagu ta tahtiski minna selle emaga, täiega pani ära ja läks, eks ju nagu. Ja mina nagu siis mina mäletan seda, et ma armastasin oma vanemaid enne teismeliseks saamist ja pärast teismelisest, eks ju, aga mitte seal vahepeal. Et mõtlen, et selles situatsioonis, kui mul oleks ema palunud PlayStationi ära panna, ma oleks ilmselt keskmist sõrme näidanud ja sinna jäänudki, eks ju. Ja siis ma mäletan, siiamaani pühapäeval tegin oma paberimajandust ja isa sõime jäätist ja isa istus köögis, eks ju, ja sööb jäätist seal ja siis ma küsin ta käest, et mõtlesin, et ma loodan, et sa ei pahanda nagu, aga ma just sain isaks, eks ju. Ja sul tundub oma teismeliste lastega nagu mega hea suhe nagu. Et mina ei ole näinud, et teismelised lapsed oma vanematega, no mina tõesti karjusin oma ema isa peale tollel ajal, eks ju. Et nagu äkki mõned nipid nagu, et mida sa tegid, eks ju, ja tema siiamaani mäletan, see isa võttis nagu ampsu jäätist ja jäi sinna mõttes, et aitäh sulle, see on ilus kompliment, nagu. Ja siis, kui ta selgelt mõtles ja ütles, et kui ma peaksin näpu peale panema, siis võib-olla üks asi, mis on see, et sellest ajast saadik, kui nad olid preschool, ehk siis 4, 5, 3, 4, me käime igal neljapäeval Bible studies. Ja ma ei mõtle selle ajal seda, et me nagu hullult religioosselt Bible studies, lihtsalt Ameerika kultuuris see kirik on keskus, eks ju. Piivliõpe jälle. Jah, aga ta ütles, et me iga kolmapäev käime ja me räägime. Ja me oleme nende aastate jooksul rääkinud kõigest. Nagu ei ole teemat, millest me ei ole rääkinud nagu. Ja sealt tuleb natuke, see on samamoodi see date night, et põhimõtteliselt, mis te juba ise ütlesid mitu korda, kokkuvõttes kõik, mida sul on vaja teha, on see, et sa hoolid nii palju, et sa kuulad, eks ju, ja küsid ja pärid, et siis ma proovin seda teha, nüüd ma ütlen ausalt, et nagu 8-aastase ja 4-aastasega ja tegelikult selle 13-aastasega enamasti saad hästi.
eks ju, et kuidas päev läks, hästi, kuidas koolis läks, hästi, siis ma proovin nagu, et kuule, räägi natuke rohkem detaili, mis sul seal toimus, eks ju, et kas sul on muresid, et selle kohta kusjuures see on huvitav efektiivsuse printsiip ka. Mina olen vaata väga siis ajan taga seda, et sa ei kuluta 5 minutit siia, ei kuluta 5 minutit sinna, eks ju. Ja siis me mõtlesime, me ehitame praegu maale maja. Ja peamine asi, mis mind seal takerdas, oli see, et miks me ei tahtnud seda juba aastaid teha, on see, et mina lihtsalt ei taha taksot sõita, et taha kogu aeg edasi-tagasi linna või Tartu, kas on nüüd linn, eks ju, aga Tartust välja ja sisse sõita. Ja mina mõtlen oma peas, et vaata, kui sa kulutad, ma ei tea, pool tundi päevas autosõidu peale, siis elu jooksul veedad paar aastat, eks ju, autos. Et nagu, et ma ei taha oma elu autos veeta nagu. Aga siis Tangi loovagentuuri juht Marge Kari ütles hullult hästi mulle nagu, et Andrus, tead, kui ta sul seal autos kõrval istub, siis jällegi sa ei tekita taga silmesid, et see ei ole nagu mees terve pere ees istuda laua ümber. Ta räägib nagu. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et kas ma tahaksin paar aastat oma elus tütrega rääkida. Täiega nagu, see on okei nagu, et ma võin niimoodi teha küll nagu. Et see on ka see, vaata, et ühesõnaga, et see on see efektiivsuse piir, et nagu, et jällegi siis sa teed selle igava asja põnevaks kuidagi, või et ühesõnaga, siis ma proovin taga autoga sõita ja taga rääkida, PlayStationi mängides rääkida. Aga no ausalt, mina küll ei tea, selles mõttes, et ma alati ütlen, et vaata, kui ma räägin müügist, siis noh, siin on 20 000 presentatsiooni, 20 aastat, eks ju. Nende lastega nagu jury still out, eks ju, et mina ei tea, kuidas läheb, eks ju. Aga seda tekitadki tõenäosust, vaata. See sama koht, et sa nagu need... Nagu abielus ka, ega sa ju ei tea. Tunnid, mis sa sisse paned, lihtsalt see tõenäosus on, et see annab sulle juurde selle. Ma mõtlen, kas täna oled jõudnud sellest seisundisse nagu see pereisa seal Ameerikas, et... see 13-aastane praegult ikka väga armastab, aga ta on ka 13, vaata, et ma ikkagi see 14-15, meil on rasked ajad veel ees. Aga kui sa tead? No ei teagi, ma olen lihtsalt valmis, nagu alati peaksid olema Kiki varul natukene, eks ju, et... Ora natukene. Ei tohi, ei selles mõttes, et nagu, ei jah, et seal ärevust on, ma arvan, natukene nagu, aga samas ma usun ka sellesse, et ega meil ongi teise ju samamoodi tütarde isad, eks ju, et see poistega pidi olema alguses raskem, tüdrukutega on pärast raskem, nii et siis mul on nüüd esimesed sinna kohta jõudmas, eks ju, et... No tüdrukutel jah, see 8-9 juba hakkab seal pihta see. On midagi veel, mis sa oma lastele nagu ellu kindlasti nagu kaasa näiteks, ma ei tea, sa ise käisid neid raamatuid müümas, on mingi, ma ei tea, saavad 18 lennupilet laua peal suvi sisustatud või kuidas sul... Ma arvan, ikka ise, noh tead, seal on jälle see koht, eks ju, et raamatumüük ei ole kõige ohutum asi maailmas, eks ju, et nüüd tütarde isana sa mõtled, et tahan ta saata teisele poole maailma tänavatel üksinda käima. Üksi. Kui palju on naisterahvad üldse seal raamatumüügis oli ikkagi? Täiega on. Okay, aga tegelikult... 50-50, et nagu, ja selles mõttes, et nad müüma raamatud ainult nagu rahulikes heades rajoonides, eks ju, aga noh, see ei tähenda, et halbu inimesi heas rajoonis ei ela, eks ju, et selles mõttes, aga ei, ma seda ei ole ette neile pannud, et ilmselgelt nad ise valivad oma tee. Tuleta mulle oma küsimust mööda. Midagi, mida sa ellu kaasa annad kindlasti neile, et mis on niisugused nii-öelda, no mida sa teadlikult nagu teed, et ma soovin, et mu lastel oleks nii? No selles mõttes, et ma kalendri. Kalendri, jaa, täiega, selles mõttes, et tead, natukene küll ma tunnen, et minu see töövõime, see mul on natukene papsilt tulnud, et mina mäletan, mu paps oli kohaliku omavalitsuse siis eelarvestaja nagu ja ma nägin teda ikkagi nagu täiega tööd tegemas, vaata. Et selles mõttes nagu see jällegi see tasakaal, et ühelt poolt olen lastele kogu aeg olemas, eks ju, äri ei ehita. Siis ma jällegi mõtlen, eks ma valmistan teda eluks tegelikult ette, vaata, et nagu, no neil on vaja näha, et tuleb grindida ka ju, eks ju, tuleb tööd teha, aga tuleb tööd teha ka siis, kui ei taha. Ka keerulisi asju vahepeal teha. Ja keerulisi asju teha, täpselt. Et ma arvan, et see on vist kõige olulisem, aga jällegi, et veel kord, et ma ei taha küll ennast, ma alati nagu, ma ei taha ennast küll kuvada kuidagi kui mingisugune ideaalne isa, sellepärast, et ma tõesti ei tea, nagu ei ole mingit deitat, mille põhjal midagi väita, eks ju, et... Sul ei ole veel seda müügistatistikat, ei ole nagu palju kogunud. Et võib-olla läheb jumala pekki nagu, et see... Aga mis sa, Andrus, tunned, et nüüd sa rääkisid korra nagu avasid seda isa poolt ka, et mis sa isalt ja emalt siis sealt päritolu perest siis kaasa said, et mis täna sind kannab just nimelt selle lapsevanemlusega kui ka siis selle suhte mõttes nagu. Ema isa kaklesid täiega, aga nad ei läinud ajali. Mulle meeldib see mõttekäik, et nagu kakleme täiega. Aga mulle meeldib, Dan Moore, raamatumüügi president, kunagi ütles, et
mu abikaasa ei ole kunagi lahutuse peale mõelnud, mõrva peale ta on mõelnud. Minu oma ka kindlasti. Et minu meelest see on see, mulle see mõttekäik meeldib. Ma tean, kuidas mu naine mind mõrvab ka, tal on nagu see tsüaniid hästi väikestes koguses. Ja täpselt nagu, et mitte mingit jälgi kunagi näe. Hakkab tulema siin vaikselt, et nagu. See podcasti tutvustus mu abikaasa pole kunagi. Ära ütle, et minu oma ei ole, ma seda ei väida, aga see oli, ma mäletan, et see oli huvitav mõttekäik, ta alati ütles seda, et mõrv tuleb enne, kui tuleb lahutus. Aga ma ei tea, kas see ka terve on, eks äärmuslikud asjad ei ole head, et samas, kui ikka abielu väga katki, siis mulle meeldis see, mis alguses ütlesid, et mehed muutuvad siis, kui nad peavad, võiks olla nii kaugele, et ei pea sinna kohta jõudma, eks ju. Aga mõnikord lahutatakse, ollakse järgmisele abikaasale paremad. Ja see mitte isegi mõnikord, vaid see on ikka väga tihe muster, et sa teed oma õppetunnid, saad küll kätte ära, aga seda vana sa ei taha nagu parandada ja lähed nagu uude, sest nii on jälle lihtsamad. Me otsime seda nagu lihtsamad teed. Kui see paber on juba ära kortsutatud, siis seda sirgeks enam ei tee. Nojah, et kindlasti teeb ja mõnikord on see on see Jaapani värk ka. Jaapani värk, jah, see kullaga täitmine, eks ju, et tegelikult saad nagu, meil meeldib ka öelda, et ühtegi kriisi ei tasu raisku lasta, igast kriisist, igast tülist saad tegelikult õppida, see annab sulle juurde oma partneri kohta õppida, vaata, ja tegelikult on võimalik nende suhet edasi viia, kui sa tahad. Jah, seal on see tahan ja pean, et kui sa ikkagi lähed selle mentaliteediga, et ma seda pean tegema, no Andrus, sa tõid hästi välja, et sul on 3 asja, mida sa tahad teha. Seal on ettevõtlus, seal suhes ja iseendaga nagu nii-öelda toimetad. Tervis, eks ju, et sa ütlesid ilusti välja, sa tahad. Mitte, et ma pean neid asju tegema ja see minu mõttes see tahan koht ongi see valu koht, et ma olen ise nagu nii-öelda leidnud selle, et ma saan mängida nende teoreetiliste asjadega, et kuna ma olen kogenud elus piisavalt palju valu, et kas ma olen valmis selleks uueks valuks, kas ma olen valmis oma naisest loobuma, ei ole. Ja siis ma tean valu seda, on igat pidi. Eks ju, lahutus on raske, kokkulappimine on täiega raske, eks ju. Nagu trenn on siganõme, paks olla on väga raske, nagu, et töö juures grindida on väga raske, vaene olla on ka. Eks ju, et selles mõttes vali oma raske lihtsalt. Et kalendri planeerimine on jumala sitt. Igav ja mõttetu lisaülesanne, mida ma pean tegema. Nagu. Aga ilma plaanita olemine on ka väga raske. Vali lihtsalt oma raske. Nagu. Jah, no või ühtepidi jah, et see nagu tuleviku lihtsalt vaatavas on ta raske, eks ju. Ta lihtsalt maksad lõivu selle mitte planeerimise eest, maksad lõivu igas oma elu aspektis. Ja see ongi see, et aga ta tuleb nagu, vaata, lahutus ei tule järsku, eks ju. Ta grindib vaikselt, eks ju. Ta on vaikse hallitab nurgast ja hakkab pihta. Ja see on, ja vaata, siin jällegi, ma võib-olla liiga palju müün seda, et müük on äge, eks ju. Aga mul üks esimesi kliente oli Oregonis, Piit on seda nimi, Oregoni katoliklikude perede kindlustuse müüa, nagu kuidas ma niisugust inimest coachima sattusin, see on juba teine lugu, eks ju, aga igal juhul. Ja Piit tuleb mulle esimese kõnesse ja ütleb, et tead Andrus, et nagu üks asi, mida ma müügis ei seedi, on see, et kõikides teistes töökohtades sa võid nagu allapoole lati lasta, ma ei tea, aasta, 1,5, mõnikord 5 aastat, mõnikord terve karjääri. Müügis fucking failure vaatab kohe otsa nagu. Täna pidid kõnesid tegema, ei teinud, failure nagu. Täna tegid kõnesid, mitte keegi tahtnud suga rääkida, failure nagu. Vaatad kogu aeg, iga päev pead olema nõus peeglisse vaatama, et kukkusid läbi, eks ju nagu. Ja ma arvan, et see on ikkagi väga suuresti mind kujundanud, et see nagu otsid kogu aeg seda, et kuidas saaks nagu paremini ja kas see on failure või mitte, kuhu suunas ta läheb, eks ju, et nagu, aga ma lihtsalt vaatan ühesõnaga siis see mõttekäik, võib-olla viimane selle kalendri juurde, et mäletad see ülesanne, mis ma seal Timo konverentsil püstitasin, oli see, et milline on siuke nädal, mille üle sa pühapäeval oled uhke, aga sa ei vaja sellest nädalast puhkust. Ma kutsun seda ideaalkalendriks, eks ju, et töö on tehtud, abikaasaga on äge, trenni on ka tehtud ja natukene on flow ka saadud olla, eks ju, et sa ei vaja puhkust sellest nädalast, et eesmärk ei ole kõiki tunde täis tõmmata niimoodi, et sa ei suuda hingata ka, vaid eesmärk on see, et see on nagu mõnus nädal ja mina vaatangi, et kui sellest planeerimisest rääkides, et kui ma vaatangi oma nädalat, mul on seal 1 miljon kokkusaamist ja 1 miljon taski ja siuke stress on peal, eks ju. Aga siis vaatad, et aga kolmapäeva õhtul meil on lapsehoidja ja me läheme restosse, eks ju. Reedel ma saan minna oma lemmik motokrossi rajale, eks ju. Ja nädalavahetusel mul lastega saame chillima minna nagu. See tavaliselt tekitab must natukene niisugust elevust, nagu äge nädal tuleb ju nagu. Et mul on nagu neid, mina vaatan niimoodi, et see abikaasaga date ei ole ju jumala pärast töökohustus, see on nagu äge. See oleks kurb. Mootorrattaga sõita on jumala äge nagu. Ja need on minu meelest need helged hetked mu nädalas, eks ju, kui ma muidu töö juures grindin nagu.
siis täna on mootorrattaõhtu nagu ja see annab nagu esmaspäeval täiega jõudu neljapäevani jõuda, kui sa mootorrattasadulasse saad, eks ju. Et ja nüüd jällegi veel kord, et need kui töö kokkusaamised planeerivad ennast ise. Nii et siis see jamp sinna kalendrisse ilmub ise. Sina pead panema oma ägedad hetked sisse, vaata. Miks sa peaks tahtma oma ägedad hetked sisse panna? Ja ülihea, kui see on see miks on ka nagu paigas, iga pool räägitakse seda, aga möös ka nagu see on nii oluline, et see, et nagu kas või suhte kontekst, eks ju, et miks sa selle naisega näiteks koos oled, miks sa selle mehega eks ju koos oled, mida sa tahad sellest nagu tegelikult saada nagu ägedat, täisväärtuslikku nagu suhet sellest ja kui sa mõtled selle peale ka, siis sa tahad need kohtingud sinna sisse panna, sa tahad need sügavad vestlused sinna kalendrisse nagu panna. Et kuidagi anda seda ka nagu, et endale juurde, et mõelda selle peale, et miks sa seda teed või miks sa seda tööl grindid, eks ju. No ilmselgelt, et sul on selle eesmärk olemas. Mul on näiteks, ma ei tea, reis näiteks Kalli kaasaga, nagu see on see, miks ma seda tööd teen, sellepärast see ootab mind seal ees, et ma saaksin seda endale lubada, sellepärast see annab meile mõlemale lihtsalt nii kohutavalt palju. Iga kahekesi reis, mis me oleme ette võtnud, on nagu lihtsalt nagu mega äge koht ja ma ei taha ilma nendeta olla ja ma lähen sinna tööle, istun sinna kontorilauda taha, teen seda tööd, sest saada seda. Ja ma mäletan hästi müügitööd tehes, et loodusväestes ma istun sinna taksosse, mul on kohtumisele ja mul väga meeldis kohtumised, mul väga meeldisid inimestega üks ühele vestlused, mul väga meeldis anda seda vibe'i, mida me siin loodusväes teeme ja äge ja kõik päästame maailma. Ja istun sinna taksosse ja ma juba tundsin stressi sellest, aga peale seda kohtumist, kui ma lähen kontorisse, siis ma võtan lahti selle follow-up meili ja siis ma panen selle Excelisse kandma nagu Excel, ma vihkasin Excelit, sest minu jaoks nüüd tabelid ja numbrid, see ei ole mina, mulle meeldib välja elada, loomulikult äge, no. Ja siis üks päev, kui ma istusin sinna taksosse, äkki ma Tony Robbinsit kuulanud ja siis ma sain aru, et oota, aga see Excel on kõige parem asi üldse mu elus, mida ma kõige rohkem olin vihanud ilma selle Excelita, kui sinna midagi ilmu, siis minu kohtumine on mõttetu. Sest see ongi konkreetselt see, mis annab see, mis Kristo rääkis. See annab mulle palganumbri, see annab mulle tulemuse, see annab mulle selle punkti, et ma olen selle asja ära teinud ja reaalselt annab mulle ka vabadust rahalisel, majanduslikul igat mõttes. Ja see ongi, et need vastikud, tumedad asjad enda jaoks nagu ägedaks mõelda. Ja see, võib-olla hea lugu siia, mul samamoodi mäletan, kuidas ma sõitsin, mul oli one-on-one oma USA juhiga ja ma sõitsin siiamaani Peetri kirikust Radi poole Tartus üles Mäkke ja ma mäletan, kuidas ma talle ventisin lihtsalt, et kurat, nagu tahaks, et asjad nagu maha rahuneks, tahaks mõni päev lihtsalt arvuti teha lahti ja mõelda, mis ma täna teen, et kogu aeg on niisugune ralli, vaata nagu. Ja sellel hetkel ta tabas kulda, ta ütles, et oota, Andrus, tahaksid vähem kliente või? Nagu, et ei, iga oma eest olen väga palju vaeva näinud, eks ju. Sa tahad, et sul oleks väiksem meeskond? Kindlasti mitte, ma olen väga palju vaeva näinud, et neid kokku panna nagu. Et nagu, mis tahad siis vaata, et mõnikord me nagu jällegi, nagu kui sa räägid, et konverentsil mõni mees räägib pankrotist, eks ju, või noh, et mõnikord me võtame, oleme kurjad selle asja eest, mis tegelikult see käsi ju toidab, eks ju, ja selles mõttes võib-olla on hea point nagu läbi mõtiskleda, et miks sa oled abielus, et aga jällegi noh, et see nagu seal on põhjus, ega paarissuhe on ju jummal äge partnerlus, pluss väga hea sõprus, pluss siis veel seks, eks ju, et nagu motti on ju päris palju nagu, et ja eriti meestele oluline, sellepärast, et pikendab meeste elu. Me elame ka pikemalt, jah. Et naistel ei ole mõju nii suur, aga mõnikord isegi negatiivne, aga meestele paraku, aga meestele on tõepoolest paarisuhe pikendab eluiga, nii et pole mitte mingi küsimust. No kuri kahtlus, et meil meestel on nagu keeruline sinna nagu kaugemale vaadata, naistel on nagu nii-öelda see kaugele vaatamine kuidagi loomulikumalt tuleb, aga meeste see riskialdus asjad, et küll jõuab, elame veel, vaatame, et seda nagu pikemas perspektiivi meil on nagu keerulisem ette kujutada. No Andrus käib ka seal napikaid tegema seal metsas nagu. Ega see on samamoodi sama koht nagu. Kuule, aga ma tahtsin veel küsida siia, et vaikselt hakkame kokku võtma. Meil see on, täna on, kuna on ikkagi kalendri mees on meil siin vastas, siis meil on väga konkreetne nagu lõpp kellaaeg ka, et see ei ole niisama, et räägime kaua juttu nagu torust tuleb, eks ju. See puhkus osas just ütlesid, et võtsid vaata nädala alguses võtsid 3 päeva endale nagu puhkust. Kas see oli ka ammu ette planeeritud või see oli nüüd see, et sa nagu tundsid, et kuule, et mul on nüüd lõi kokku või kuidas see puhkuse pool sinna tuleb? Ei, see on planeeritud. On jah? Selles mõttes, et ma olen, see on ka nagu, et kui me räägime seda ideaalsest nädalast, siis ma alati küsin ka, et mis on hea aasta.
et see kevadine puhkus mul on väga vaja sisse panna, sellepärast et ühesõnaga minu rütm on niisugune, et ma võtan tavaliselt korra kvartalis nädala. Korra kvartalis võtad endale nädala? Jah, et noh, jõulude ajal on ju nii lihtne see, eks ju, jõulude ajal, jõulu ja uusaasta vahel keegi taha niikuinii B2B teha, eks ju. Juulis on niikuinii, et aga minu jaoks on väga raske olnud just see märtsikuu, sellepärast et ma tavaliselt jõulude ajal võtan, siis ma panen hullu. Ja siis märtsis ma alati mõtlen, et aga kui ma natukene veel punnitan, siis juba tuleb päike välja, saab mootorrattaga välja minna nagu. Aga see aasta on olnud erakordne aasta, aga tavaliselt ei tule tegelikult päike välja, et saaks mootorrattaga välja minna enne kui aprilli lõpus. Eks aprilli viimane nädal tavaliselt on see, kus sa saad rattaga välja minna. Ja selleks hetkeks ma olen 4 kuud pannud hullu, 4-5 kuud pannud hullu. Ja siis ma lihtsalt, mina tavan, et ma mingil hetkel, kui sa ikkagi pikalt ei ole puhanud, siis sa grindid lihtsalt. Paned 70-80% peal. Ja müügitöö on vaata selles mõttes ka keeruline, et väga raske, nagu et müümine on tunnet edasikandumine, eks ju. Väga raske on müüa, kui sul on ainult sitad tunded. Et kui sa oled väsinud ja sa ei viitsi, sa ei saa kuulata, kui sa oled väsinud, eks ju. Et kui see ongi see kuulamine, arusaamine kliendi murest, arusaamine, kuidas sa saaks seda aidata. Ja kui sa oled väsinud, siis sa ei hooli. Ja kui sa ei hooli, siis ükskõik kui hea näitleja sa oled, sa ei paista välja nagu. Et mina olen seda avastanud, ma võin grindida edasi, ma võin lükata edasi, ma teen hullult rohkem tööd, aga closing percentage kukub nii palju ära, et tulemus tuleb ikka see sama. Et ühesõnaga nagu kui võtta endale nädal ja olla 100%. Kui võtta nädal ja olla 100% nagu. See on äge, et see nagu välja vaata ongi, et pereelus jälle see nagu ei tule nii hästi välja vaata. Võib-olla küll naine sulle peegeldab, et sa oled natukene nagu seal kodus, eks ju, võib-olla lapsed on nagu karjuvad rohkem, eks ju, on ebaviisakad, kõik see nagu, et see sinu tühi tass annab sealt nagu mingisugust tagasidet sulle ikka, aga see peeglisse vaatamine on nii palju keerulisem ja see tuleb nagu mingi viitega. See tuleb viitega. Jah, et see müügitöös on see, et sa saad nagu tegelikult kohe oota, mis toimub, mul on nagu 0, kas ma olen tegelikult nagu tühi ja olen ise nagu praegu kehvas kohas, eks ju. Et selles suhtes on nagu äge, aga noh, kõigil seda müügitööd. Samas muidugi vaata see, kui sa piisavalt kaua oled abielus olnud. Siis saad ikka kohe teada. Selles mõttes, et nagu sa loed ju ära, et olete paigast ära nagu. Sa ju tunned, et su enda nagu, sa tunned, et mõnikord lähed uksest sisse juba kodus, mitte kedagi ei näe ja saad aru, et on midagi paigast ära. Et sa saad aru, et asjad on paigast ära, et selles mõttes see pigem nagu siis mitte tuima panna, et võt see on jälle see tähelepanu küsimus. Mitte tuima panna, jah. Et mitte ignoreerida seda tunnet, mis sul peale tuleb, mis sul on. Siis mõnikord vaatadki abikaasal otsa, et kuule, sa oled pahane nagu ja siis ta ütleb, et ei ole, noh, nagu naisterahvas ikka, siis sa küsid uuesti, et okei, mida sa siis tunned nagu, et ma kurb tegelikult, no sama asi põhimõtteliselt, eks ju. Aga mida nüüd siis teha, et kuulaja nüüd vaatab, et ohoh, Andrus siin elab toredat elu ja ma teen ka ideaalkalendri on ja ei tule. Esimene samm on see, et sa lihtsalt, esimene samm on see, planeeri korra nädalas. Nagu ideaalis planeeri 2 nädalat ette, eks ju. Et järgmine nädal väga tihedalt, ülejärgmine nädal natukene vabamalt, aga lihtsalt, et kui sa planeerid 1 nädala, siis on oht, et sa reedel avastad ennast tulekahjus esmaspäeva suhtes, eks ju. Siis ja lihtsalt võta see aeg ja planeeri sisse. Ja siis minule meeldib niimoodi teha. Mina oma klientidega teen niimoodi, et ma palun neil teha planeeritud nädalast screenshoti ja mulle saata. Ma ei jõua neid alati vaadata, aga mis ma palun neil teha on see, et kui sa nüüd oma nädalat elad, siis vastavalt sellele, mis päriselt juhtus, tee muudatused. Et nagu kalender peegeldaks seda, mis sa päriselt tegid. Nii on lihtne tagasi ka vaadata, millal ma midagi tegin. Aga siis see mõttekäik on see, et nad leiavad oma postkastist üles selle screenshoti, mis nad mulle saatsid ja selle, mis päriselt juhtus. Ja siis nad natukene võrrelda. Kas nagu läksid asjad plaani järgi või mitte. Et ühesõnaga nagu see, kui mul ei lähe asjad plaani järgi, siis ma alati küsin enda käest 1-2 asjast, kas ma variant A planeerisin sitasti. Alguses on väga tihti see, ma kohtan inimesi, kes kui ma hakkan seda õpetama, siis nad panevad kõik kinni, jooksevad nagu orav rattas. Noh, see ei ole elu, eks ju, et eesmärk ei ole kõike sisse panna, eesmärk on panna olulised asjad sisse, eks ju. Ja siis õppida selle käigus, eks ju. Aga kui sa ütled, et ei, ma ei olnud viletsis planeerinud, siis ma olen lihtsalt laisk. Eks ju, et nagu 1-2 ja kumbki mulle tegelikult ei sobi. Mulle ei sobi see, kui ma olen kehv planeerija, mulle ei sobi see, kui ma olen laisk, eks ju, et nagu ja siis ma õpin selle käigus, mis mu see rütm on. Et nagu mu enda treener kunagi ütles mulle, et kui sa juba planeerimise hetkel mõtled, et kurat, ma ei tea, kas see juhtub. Ära pane seda sisse, keda sa petad nagu. Et on jumal okei ka öelda lihtsalt ei, vaata. Et ma ei taha seda teha, ma ei taha sinna minna, ma otsustan seda mitte teha. Vaadata abikaasale otsa öelda, et see nädal on nii hullu maja, kas me võime see nädal mitte teitida nagu. Eks ju, mul oleks see nädal vaja, et sa võtaksid lapsed, sest ma panen hullu, eks ju, et ühesõnaga, see on see esimene samm, mida ma teeks, on kõige lihtsam, kõige mõnnam nagu, et
ja siis õpid no, selle käigus. jutumärkides, aga ikkagi. No ikkagi selles mõttes, et see aga vaata, mu point on selles, et ta tegelikult ta on tüütu ülesanne, aga ma ikkagi, et ma planeerin sisse, kui ma mõtlen, mina mõtlen lihtsalt selle peale, et kui ma olen oma nädala ära planeerinud, siis ma olengi need ägedad hetked sinna sisse planeerinud, millal ma trenni teen, millal ma mootorrattas sõidan, millal ma teidin, eks ju. Ma olen nagu siuke, mul on nagu, et mine muhvi järgmine nädal, äge nädal. Okay. Ja kui ma seda ei tee, siis ma võtan kalendri ette, vaatan, et hunnik töö kokkusaamisi, segadus õhtuti, ei tea, millal trenni jõuan, ilmselt on mingid, siis on to-do list, mis on juba ammu punane, stressitase on lihtsalt kohe, anxiety on selgelt kõrgem nagu. Versus nagu võtad pool tundi, planeerid asjad ära, otsustadki, et need asjad ei ole tähtsad, viskad minema. Et tegelikult suur samm enda tervise jaoks ka vaata, ongi nagu sa ütlesid ärevus ja see stressifoon, mis meil tegelikult peal on vaikne tappi vaata. See on selle nagu suhet, see vaikselt see hallitus seal rutiin, eks ju mõjutab, siis see on tegelikult see vaikne stress on see, mis meile tegelikult teeb need südame-veresoonkonna haigused ja nii edasi peale. Eks sa tõmbad tegelikult oma stressitaseme ka alla ja teed jälle teen enda tervise. See on nii äge asi, et sa tood selle sisse, et mida oodata, sest muidu me kaome sinna rutiini ära ja siis on nagu lahedad asjad, et see annab nagu natukene seda hingamist ka. Mina kasutan veel tänulikkuse päevikut, et ma vaatan nagu edasi ja vaatan tagasi, et kalender aitab mul edasi vaadata, aitab mul seda ootusärevust tekitada, aga tänulikkuse päevikut täidan iga õhtu, et kui me siin käisime aasta lõpus siin muutusrännakul Peep Vainu juhitel, siis oli jube hea ja tegelikult, kuna ma olen kirja pannud, on tagasi korraga vaadata, et need on juhtunud. Ja siis ongi, sa saad nagu seda reflekteerida ja vahepeal nagu sealt ka energiat veel, et päeviku pidamine on meie vanuses meesterahval tegelikult väga-väga mõnna. See Your Head is a Houseboat raamat, see on väga naljakalt kirjutatud, väga lühike, loed paari tunniga läbi. Your Head is a Houseboat. Jah, selgitab väga hästi selle lahti, et vaata, meestel on see, et põhimõtteliselt, mida üks journal võimaldab sul teha ja minu point on see, et mitte ainult tänulikkust, vaid kõike. Sest me ei saa tegelikult väga palju rentida. Me ei saa lubada endale, eks ju, emotsioone kohati. Ja väga tihti neid kasutatakse meie vastu. Ja meil alati ei ole seda tugivõrgustikku, kellega omavahel rääkida, eks ju. Aga journal võimaldab sul lihtsalt tampida kogu oma jama kirja ilma filtrita, ilma režissöörita. Ja see teeb kergemaks. Mul on sinna läinud väga huvitavad asjad, mida ma võib-olla oma naisega ei tahaks kui esimese asjana rääkida või oma lastele öelda või siis Kristole. Ja siis see tagasivaatamine on hästi minul ka, nagu, et ma mäletan, meil oli paar aastat tagasi, meil oli väga raske abielu aasta nagu. Ja siis kui ma lugesin aasta lõpus tagasi, siis oli hetki, millal ma väga selgelt tahtsin ära nagu. Aga oli ka hetki, kus ma olin nagu padu armunud nagu. Et selles mõttes vaata see ja minu meelest businessiga on täpselt samamoodi vaata, et kui sa hetke emotsiooni põhjal vaatad, sa vaatad, et kurat, see äri ei lähe nagu lükkan, eks ju. Aga kui sa saad natukene pikemalt tagasi vaadata, siis vaatad, et nagu mis teekond on tegelikult olnud. Ja mõnikord ka vastupidi, mõnikord sul tundub, et ei, no küll ta läheb, aga kui sa vaatad tagasi, nagu minul see, kui ma sellest Southwestern Consultingust ära tulin, ma lugesin päevikust tagasi ja avastasin, et viimane kord, kui sa oma töö üle õnnelik olid, oli 1,5 aastat tagasi. Ja siis olin ka õnnelik sellepärast, et üks klient saavutas midagi väga ägedat. Siis lugesin tagasi, millal oli viimane kord, millal ma oma juhtkonnaga rahul olin. Siis see tegi otsuse päris lihtsaks nagu. Et selles mõttes see on ka võib-olla üks hea asi ühel meesterahval, ma arvan, või ka naisterahval ilmselt, eks ju, et lihtsalt journaldada õhtul nagu, mina olen kasutanud seda, aga viimane siis näide on mootorratsaste suhtes, et ma olen nii nagu, ma alati itsitan, et nagu ei ole täiskasvanuks saanud, aga täiskasvanu raha on olemas, eks ju, mis tähendab seda, et ma võin nagu mootorrattad ei ole nii kallid, et neid võib osta lihtsalt emotsiooni pealt. Ja siis ma olen ostnud endale nagu 3 korda näiteks Triali selle väikse trikimootorrattali, ma olen 3 korda selle ostnud, iga 3 korda olen müünud ka nagu. Ja siis ma hakkasin nagu kirja panema, et Andrus, et nagu siin on need põhjused, miks sa seda ratast ei taha omada, see on liiga igav su jaoks, sa müüd selle maha. Nagu, ja see on nagu hea tagasi lugeda, et näita mu mõtteid selle Triali ratta suhtes, sest muidu paned lihtsalt nagu, ma alati itsitan, et talvel kui sõita ei saa, siis lähed närviliseks, sest sa ei ole sõita saanud, sa tahad seda täita kuidagi, sa täidad seda tassi sellega, et sa ostad uusi mootorrattaid, aga siis kui kevad tuleb, siis sõidad ikka nende samade ratastega, millega sa alati sõidad, eks ju.
kus sa päevikud pead, notes või kirjas või nii-öelda Apple Journal. Ma olen väga seal ökosüsteemis, aga ma olen igal pool ma kasutasin ka Notesi vahepeal, aga Journal on lihtsalt, Notesis on lihtsalt see teema, et kui sa sinna, nagu et ma hoian seal ka tööasju ja kõiki muid asju ja siis, kui sa sinna rändid, siis see ei ole võib-olla kõige, et eraldi teeskond on parem. Hoiad seda eraldi. Mulle ikka meeldib vana hea paber, pane sinna. Kuule, aga meil on aeg hakkab siin otsa saama vaikselt ja meil on väike kiire lõppmäng kaasa, hästi kiiresti lõpetada laused. Et paneme selle laused ja saa lihtsalt lõpeta, ütle sinna juurde. Väga hea isa kõige tähtsam omadus on? Kuulata lapsi. Kuulata, aga väga ägeda paarisuhte salajane koostisus on? Kuulamine ja seks. Kuulamine ja seks. Number 32 episood, Agnes Kangur kindlasti saate seksi planeerimise kohta ka kuulata, ülihea episood. Andrus Albi podcasti pealkirjaks Kuulamine ja seks. Parim kingitus, mida vanem lapsele ellu kaasa saab anda? Kalender, nagu hea rütm, nagu jah, hea eeskuju põhimõtteliselt, ega seal midagi muud. See on ainuke asi, mida kaasa saama. Eeskuju, jah. Ja kõige paremini aitab pikaaegses suhtes kirge hoida? Date night'id. Muidugi, võtad aega lihtsalt. Võtta aega lihtsalt. Üldlihtne ja mõnus. Aitäh sulle, et sa tulid siia, meil on sulle väike kingitus ka. Ecoshi poolt on natukene sulle fookust, vitamiine, et saaksid enda tervist turgutada, hoida. Palun. Ja sisse paneme veel sinna Kristo Palli raamatu ja Illimari Mees 4 raamatu. Ja, sest sul on 4-aastane ka kodus see Palli raamat ja 8 aastal on see ideaalne väike kingitus lugemiseks ka. Saad kalendrisse loen See raamatut. Mees 4 ongi 4-aastaste see. See on jah, see on Mu 4-aastane on praegu täpselt see, kuskil oli see riil, kus oli üks suur draakon ja kaks väikest rüütlit ja siis rüütlid olid siis mina ja mu abikaasa ja siis see draakon oli 4-aastane, kes just avastas, et tal on self-will. Me oleme täpselt selles faasis, kus 4-aastane paneb kõigile pika puuga ära nagu, et see on hea, meil on ka 4-aastane kodus, nii et see on nagu tean täpselt, millest sa räägid. Ja Ecoshi puhul ikka kasutage sooduskoodi PAPSI20, et ärge seda ära unustage. Kindlasti palun vajutage seda telli, subscribe, jaga nupukest, et meie see podcastikene leviks, kus iganes sa kuulad Spotify's, Apple podcastis, YouTube'is. See on sinu panus, et me saaksime seda ikkagi päriselt sinu juurde tuua siia täitsa tasuta. Et see on nii väike liigutus ja ikka jätkuvalt ma kuulen neid sõpru ja tegelasi, kes ütlevad äge podcast, kuulasin, jagasid ka mõnele sõbra. Ei, pagan. See on väike liigutus, et kui sul tuleb emotsioon peale, pane kas või pausi peale ja lihtsalt pane teele. Ja ma loodan, et tänastes episoodis ka kõik te võtsite kaasa, et kalender on elu, kalender on püha, et sellega saate hoopis parema elukvaliteedi endale, kui te seda teete ja planeerite. Nii et aitäh teile ja ongi aitäh sulle, Andrus. Üliäge episood, täiega mõnusalt läks käima ja kohtume 2 nädala pärast. Kohtume 2 nädala pärast. Aitäh teile!